Karl oli proovis Monsteri sponsorshipi saada nagu aastaid, et ta lihtsalt nagu jõi päevas kastide kaupa. Ma kirjutasingi. Retsis oma keha ja vaimu ja kui seda ei tulnud, siis päeva pealt jättis maha lihtsalt. Mingi hetkel tuli see murdumine. Ja nüüd ma olen suhkruvaba Pepsi peal. Yeah. No, Pepsi, kui te tahate minuga ühendust võtta. Pepsi ja Cola ja nagu need on mingid prime level sponsorshipid, kes need Eestis saavad. Ja, no jah, me ei ole see. Aga ma tean. Ma olen ka muide kirjutanud Eestis, ma olen tahtnud täiega, nagu et kodumaa tahaks mingitki firma, kedagi ei kotti lihtsalt. Nagu küll, aga Eestis mitte keegi ei taha. See on nagu crazy, sest nagu, kui sulle ei anta ja sul on ju nagu mingi 100,000 ma ei tea, mis sul see vaatajate hulk kokku on. USAs mul on palju sponsoreid, aga Eesti firmad nagu üldse ei taha, need ei koti ka, tahavad, ma ei tea, ja mingi Instagrammer, kellel on 3-4 tuhat tellijat, on mingi Bookstagrammer, kes iganes, kohe tavali, et tuuet, aga mina millegi pärast ei lähe. Ma olen nagu saatnud kirja, kas te nägite mõelvis kirja, kõik Poora tunne lihtsalt. Mul on suur kanal, aga ikka ei koti. Lihtsalt, sest sa teed nagu inglise keeles selle pärast. Ja, millegi pärast ei lähe peale. See on huvitav, jah. Ei, ma olen ka märganud, et Eestis üldse nagu see sponsoritega suhtlemine on huvitav, aga see ongi see, et kui nad raha tuleb mängu, siis on äkitselt, ei, see ei ole meile. Me võime laudaga liigutada, sul on veits pikem. Ma hakkan siin mugavas niimoodi tantsuliigutus tegema. Ja väga füüsiline podcast. Oota, kelle oma see piss oli? Mattias Naan ja Hendrik Puntso. Tegelikult Mattias Naani vend ka, Johannes Naan. Ta on see silent investor vist. Jah. Kolmas vend on Küüslagu Naan ja just Naan. Need naljad on vist kõik tehtud juba. Ega ma saadan talle isiklikult selle, et tal oleks selle. Ma arvan, seda miljon korda. Ja, nii, mul on kohvi, mul on asjad, pissi võid pärast proovida, kui tahad. Üllatavalt hea vesi on, ta on vesi, aga ta on lihtsalt gaasiga. Ma eelmine kord proovisin ja see oli maitsega, seal oli mingi maitse juures, kui peaks 0 olema. Seal on nii palju gaasi pandud, et see nagu annab selle kuidagi selle maitse, see kihiseb keele peal. See salakomponent ongi naani kusi, vaat. Piss, kusi. Paneb mingi mikrodoosi oma enda pissi. 5000 liitris, siis tünni tasub ühe surtsu lihtsalt. Nii, aga seal mul rekord käib minu meelest, jah, käib küll, sest ma proovin teist korda teise kaameraga, nüüd ma sain ta paremini tööle, aga seal vanasti oli hea mugav, siis mul oli kenasti punane tuluke ka näha, ükskõik kuidas pidi on, nüüd ma pean nagu reaalselt silmi korra pingutama. Nii, aga alustame pihta. See külapaa algus on nagu külapaa algus, ma igaks just hoiatan alati ette, see tuleb see, nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult mööda Saatuse tänavat kõndinud ning vaadanud erinevatest akendest sisse ning näinud, kuidas ajalipud on hõisatud. Nõnda on ka tänane episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Lari Varma, minuga siin stuudios on nagu ikka Ardo Asperg. Tere. Ja meie seekordne taaskülaline on Artur Rehi. Hei hopsti ja tere! Heipa, hei! Hei! Oled taas meiega, aastaid on mööda läinud. Vahepeal on väga palju juhtunud, sina oled palju kuulsamaks saanud, meie oleme ikka külapoes ja nii ta läheb. No jah, aga... Vahepeal vaeva läinud, igal pool käinud, elus on igast asjal vahepeal abielus, nüüd on ju raamat väljas. Millal oli viimane kord, kui ma käisin? Ma tahaks öelda 3 aastat tagasi. 22 siis võib-olla esimene sõja-aasta. Siis ma mäletan, me rääkisime sõjast juba. See võis 22 olla. Tundus, et see võis nagu olla niuke värskem ja too hetk. Võiks ju pakuks äkki 22. Ja proovisin heroiini esimest korda vahepeal. Kas see oli külapoega kuidagi seotud? Teie jaoks tätoveerisin alaseljale ka külapood. See on... Kui osa läbi saab, siis teame, mis teeme kõik koos. 2022 juuni oli see. Oli jah? Juuni, jah, päris palju on tõesti juhtunud. Jah, ma abiellusin ja ma mesinädalatel käisin Ukrainas ja üldse käisin. 22 juuni, see tähendab, ma ei olnud kordagi käinud. Sa ei olnud veel käinud, jah. Sa oled vist 8 korda käinud. Nüüd ma olen 8 korda käinud, jah. Ja, okei, siis on tõesti... Meil on millest rääkida. Mõtleks nagu tagasi selle peale lihtsalt, ma võin nagu täitsa teine inimene ikkagi olla. Et jah. Siis kui sa käisid, sa ütlesid, see oli su esimene podcast ka vist. Ja nüüd käid sa väga palju podcastides.
Tegelikult mitte, nüüd ma andsin raamatu välja ja siis ma nagu käin, aga ega ma muidu ei käi, et niimoodi, et iga nädal kuskil. Huvitav, muide, ma tahtsingi meelega käia podcastis, et saaks nagu, sest raamatut müüa on palju raskem, kui ma oleks arvanud, et natuke räägime, võib-olla keegi ostab, pole töötanud praegu seni, aga võib-olla siit podcastis üks raamat ost, aga homme mul podcast Kõlvartiga, ma poleks eales ka arvanud. Okei, jah. Ma käisin seal. Käisid, jah? See vägi ja võim. Võim ja vägi, jah. Maha ja lõuga ja mis see podcast. Lõugu maha ja taha. Neil on väga huvitavad sponsorid seal. Aga kuidas oli, kas oleks nagu valmis olema millekski või? Ta on ikka väga sõbralik selline, et seal öeldi ka, et me ei hakka siin mingit ründavat asja tegema, umbes lähed kohale ja siis on mingi gotcha, meil on siin sinu vestlused mingid. Aga keegi ütleb, mina võiks seda Kõlvartile teha, vaata. Tõmban selle pildi välja, kus seal noortelagris Venemaal on, vaatas nagu. Nojah, tegelikult ta ütles, et igasugu naljad Keskerakonna poliitikute kohta on väga oodatud. Aga me ei teinud ühtegi vist. Sest äkki see on nagu, vaata see, äkki see on nagu see vastupidi promo, vaata, et ja, tee. Ja väike lõks sulle sätitud lihtsalt nagu, too hetk esimene nali tuleb, siis tagant see mingi kaardin kukub ja siis ongi kõik su chatid mingisugused lihtsalt nagu seal erinevad nagu paberite peal. See on internet search history lihtsalt avatatakse järgmine päev kõigile. Et see oli niisugune vahva, täitsa muhe. Muidugi see oli see, et see oli mingi, ma ei tea, mingi 8:30 või midagi hommikul nagu hakkas pihta. 8:30 hakkab, jah. Mis on nagu see, et ütleme, minu graafika jaoks ei ole nagu optimaalne, et ma tunnen täis nagu zombina sinna kohale. Mul ei jää, et mul ila ei tilkunud seal lihtsalt mingi... Kui me tänast panime paika, siis oligi see, et me küsisime, peale lõunat tuli see teema ja mul oli see peas, et Ardo, enne ühte ma ei saa teile pakkuda, ma ei saa teile nagu inimlikult öelda, et enne ühte teeme. On teil olnud mingid sellised värdijaid nagu grindereid, kes ongi nad mingid, I wake up at 5 AM, read 3 books, on sellised, et teeme küll 4 podcasti hommikul. Meil ei ole podcasti, selliseid ei ole sattunud väga hea. Pole vaja ka vist. Sest me peaksime tegema seda, et me oleme öö läbi üleval, lihtsalt nende jaoks, nagu ei lähegi magama ära. Aga tahad küll 6 hommikul podcasti teha või? Pole probleemi, teeme ühe late show ja lihtsalt. Late night. Kuule, aga ma annaks raamatut ka üle teile, ma kirjutasin sisse aitäh mõnusa podcasti eest Karl Alari Varmale. Aitäh, ma tänan. Aitäh. Ja sulle kirjutasin samamoodi aitäh mõnusa podcasti eest ja siis sulle ka raamat. Aitäh, suur tänu. Et ma oleks peaaegu toonud teile inglisekeelset, sest uskagi või mitte, ma ise nagu, mitte et ma nüüd nagu hullult müüks neid ära palju, aga mul ei ole ühtegi eestikeelset alles, pidin ekstra minema lattu võtma juurde neid, et mitte et ostetakse, aga ma olen lihtsalt tasuta ära kõigile lihtsalt, niimoodi jaganud left and right. See on nagu meil on nende külapoekottid. Mul on see by the way ja ma käin poes selle. Super. Rõõm kuulda. Kvaliteetne on ju. Ta on, jah. Nii, ärge üldse minu seda tehnikaprobleemi siin tähele pange. Aga ta on selles mõttes meelega kirjutatud, kuna ma olen selline lugemise väärtes, et ma väga ei loe ja kui ma loen, siis ma tahan nagu tunda, et mu käsi keerab lehte, mul on see edukogemus, siis kui toimetaja mulle teksti saatis nagu valmis, kui mul nagu no way, reavahe suuremaks, tekst suuremaks, lehekülje numbrid külje peale, et ma näeks neid, et nad keeravad kogu see on päris lahe, jah. Ja et siuksed nagu, see on nagu meelega tehtud inimesele, kes tegelikult ei loe väga. Fast-paced, kiire, lühike, hästi lihtlaused on ja et oleks väga lihtne lugeda. Ma just hakkan mõtlema, ma ei ole väga nagu, ma loen suht palju, aga ma olen harjunud nende väikeste paperbackidega lihtsalt, kus ongi ma olen fantaasiat ja sci-fi'd, ma olen ju nörd, särgi järgi võib öelda, aga seda ma ei ole tihti näinud, et nagu külje peal numbrid on ja see mulle täitsa meeldib, kui ma niimoodi vaatan, see on päris nagu hea, et sa oled nagu, see on niisugune kuidagi minus see mängur minus on nagu, et ma saan selle kompliitida ju, ma olen nagu ainult mõned lehed veel ja ma olen kohe 100 peal ju, teeme paar lehte veel. Natuke veel ja ma oleks selle task completed linnukese pannud sinna iga, et sa tõmmata niimoodi. Iga peatüki lõppu lihtsalt, jah. See on väga cool. Kui sa ütlesid eesti inglise keele, kummas keeles sa kirjutasid, kas mõlemad või sa nagu lasid kellegi tõlkida, kuidas see protsess? Ma kirjutasin ikkagi eesti keeles igaks juhuks, aga tegelikult mul on inglise keeles lihtsam, sest ma 3 aastat sellest pea igapäevaselt inglise keeles rääkin ja näiteks kui ma käin
ringvaates käin Ukrainast rääkimas, eks prompt helistatakse paar tundi enda ette. Mul ongi probleem, et mitte millest rääkida, vaid mul ei ole sõnu tihti. Mul on just hommikul sellest teinud video mingist asjast, mis juhtus ja kõik peendetailid on inglise keeles peas, mingi iseliikuv suurtükkide detailid, eks ole. Kuidas eesti keeles öeldes, ma hakkangi seal mingitest onglishi panema ja kui mingi tõeline värides lihtsalt mingi räägin eesti keeles mingid üksus tulid, you know that mingi millennial lihtsalt tuleb oma Ukraina sajast rääkima, vaata, et see kõlab nii ebaprofessionaalselt, kui see siuksed mingi kaasaegsedest onglish-sõnu juurde paned sinna. Mingi, et kurat, rahvusringhäälingus, kus eesti keel on. Täpselt, et lihtsalt ei ole seda nagu seost eestikeelset tekkinud, kuna ainult inglise keeles. Kuigi tead, mingi, ma ütleksin, väga spetsiifilised nagu sõnad, mis ongi, kindla sa ütlesid seal, et iseliikuv suurtükki või misegi, ma ei tea, mis see, mul ei nagu kuva see pilti ette eesti keeles, kui rohkem oleks mingisugune ingliskeelne termin mõnes mõttes kuvaks võib-olla rohkem pildi ette ka keskmisel eestlasel. Aga proovi tõlgeta. They pulled back to more advantageous positions. Nad, mis oleks siis, tõmbasid tagasi more advantageous, ehk siis eeskujulik. Ja see laivis on ju, kaamera käib praegu. Ja see on see probleem. Marko Rekkab hakkab mingit nalja juba tegema sinu peale. Ja seda küll, jah. Marko on valmis sööma midagi, kaamera mulle. Mingi putukaid vaata. Siis lähed väga parematele positsioonidele, tõmbusid tagasi, ongi nagu kergem. Mis on enda jaoks kuidagi soodsamat. Soodsam, jah. Nüüd ma olen nagu aega võtnud paremini kaitstavatele positsioonidele, aga ikkagi nagu kiirelt see ei tule. Parematele positsioon, paned lihtsalt nagu selles. Jah, või goodwill gesture, vaata, nagu kõik teavad, mida see tähendab, aga Eestis hea tahtemärk, nagu ei kõla see, vaata. Ja no ma praegu tegin seda klassika viga, et ma hakkasin nagu tõlkima, mitte tõlgendama. Et mõnes mõttes tulebki võib-olla rohkem interpreter moodi nagu olla, siis tõlgendaja. Appi meil naisega ka, vaata, lähme kinno, mul räme kinnofanaatik, tahan kõike vaadata seal ja siis nad tõlgivad ingliskeelset filme, nad tõlgendavad neid, et ongi pealkiri inglise keeles, nad tõlgendavad selle idee eesti keelde. Mina alati panen otsa tõlke, mul on pealkiri, panen otsa tõlke eesti keelde. Ütlen Annabelle, see film on ja sa vaata, sükest ei ole lihtsalt. Until Dawn õudukas. Minu kus kodikuni. Aga ei, see on mingi õudustöö või midagi. Eestikeelne midagi sellist. See on Until Dawn, jah, see mäng oli jah, koiduni või põhimõtteliselt midagi oli see. Aga eestikeelne film on mingi õudustöö, täiesti mingi metsa kuhugi. Meil tehakse väga veidraid nagu neid Eesti variante ikkagi, jah. Nagu tihti nagu mõnikord on see, et sa võib-olla ei saagi väga tõlkida, aga tihti nagu täiesti ebavajalikult lihtsalt pööratakse. Minecraft on mingi kaevandusoskus või? Ei ole. Jah. See on jah, ma tegin ühele filmile nii-öelda arranžeeringu ühele, mis oli see DC Superpets, aitasin seda tõlkida ja siis nagu nalju just ka, aga seal ongi see, et sa vahepeal loed neid nagu lauseid asja, sa saad, et ma ei saa nagu seda kuidagi otse, siin ei ole nagu Eestis ei ole seda kultuurilist tausta, seda pointi kõike sellele, siis sa peadki lihtsalt nagu ükskõik, mis sa teed, on vale põhimõtteliselt ükskõik. Mulle meelest seal oli üks lain, kus üks siis kukub, see põhipaha kukub, siis koerad nagu võitsid teda ja ta kukub siis hotdogide, seal on Ameerikas on hästi palju neid hotdogi kärusid ja kukkus sinna nagu vee sisse ja nüüd I'm in hot dog water. Noh, kuidas ma nüüd sulle kultuuriliselt panen samade sõnadega ja ma saaksin nüüd lipsinkida ka veel selle. See pann kärriks üle. Ja täpselt on ja kuidas ma, see mulle siis nädal aega proovisin, nagu reaalselt oled nagu muust ei mõtlegi ja lõpuks ei tulki midagi. Aga ma olen näinud eestikeelset dubleeritud filme, mis lähevadki seda rada, et ta kukkus kuuma koera vette ja siis on mingid imelikud pausid ja nagu nad üritavad ka otsa ja see ei carry lihtsalt. Ja kuidagi cringe on vaadata seda tõlget ja nagu imelik. Ja ma käisin just hiljuti vaatamas, kas seda Spermagedonit käisid vaatamas. Päris jah. Et see on nagu huvitav, kuidas lõstet ongi, seal on pannid ja asjad ja mingi hetk lähebki, seal on nagu, nad on väga palju pidanud eesti keelt väänama või nagu sealt välja lüpsma nii-öelda. Jobina. Ja. Oli see peategelane, see naine. Sest nad järjest nagu ütleb neid mingisuguseid, seksile mingeid siis parafraseeringuid ja asju ka ja seal, et nagu, nad lähevad ikka väga leidlikuks, peavad selle minema. Kuigi seal ma isegi nagu nautisin seda, et sealt tuli nagu metafoora seksi kohta, mida ma ei olnud kuulnud veel eesti keeles. Nad pidid välja mõtlema ilmselge. Aga sina tegid seda või? Mina ei teinud seda, ja. Kahjuks seekord ei olnud mina seal, või seekord õnneks ka see tundus päris keeles. See on see mingi, kes oli see keeleuuenda, Johannes Aavik või? Vaata, et iga aasta on see Johannes Aaviku auhind, et kui sa mõtled uue sõna välja, et mingi taristu ja siis see aasta Jobina. Ei, aga kõige kurjem paalane, kes oli see steroide täis pumbatud suur siuke,
spermatosoid, tema nimi oli Sperman. See on nagu fucking perfect lihtsalt. Ta oli Ironmani see rip-off ja see oli hästi tehtav Ironmani see Sperman. See oli äge vend, mulle meeldis. See oli väga huvitav, aga Miikel tegi häält seal, ma ei tea, kas sa käisid eelmine nädal Miikeli podcastis, läks küll üles, et... Jaa, ma küsisin, ta mainis tegi häält, keda tegid, ta ütles, ega ta ei tea, et... Ja päris hea, ta oli üks nendest, kui seal oli see 200 kontrollerit mingi hetk, suured ajud, jaa, ta oli üks nendest ajudest. Isegi laulis. See oleks väga Miikeli asi, kui ta ise ei ole seda vaadandki nagu. Midagi tegin, ei huvita. Mina arvasin, et oli see vana hall spermatosoid, aga ta ei olnud see, jah, ma DC Superpetsile tegin ka häält, aga ma ei läinud kordagi vaatama. Tõlkisin ja tegin häält ja läinud kordagi vaatama. See veider tunduks, et lähme nüüd mind vaatama. Nojah, aga 273, kes see töötleb seda? Mina ka ei tea, jah. Sest ma pean ennast kogu aeg vaatama, ma ei lähe nüüd nagu eraldi vaatama. Ma maksab kinopiletit selle eest, et ennast vaadata, ma pean kodus niigi seda vaatama. Cool, aga raamat on... See on siis kogu need missioonid, mis sa käisid, ma saan aru, et 8 korda on ju? Ja kõik missioonid, kogud ja ilu ja valu, kõik on väga ausalt sees seal, et seal on nagu väga jõhkraid ja rõvedad kohti, aga seal on ka nagu väga ilusaid ja romantilisi, me käisime naisega seal, eks ole, ja väga nagu... Mitmes missioon sun naisega oli nii-öelda? 8 oligi viimane. Pärast seda ei ole naine tagasi lubanud juba. Ta ei öelnud, et ta ei lubanud, aga ma ise ka tajun, vaata, see on nii palju linna lubasin öelda, et nagu lähebki missioonile kuhugi kuttidega relvad pauguvad, aga viimane kord ta tuligi kaasa ja ma ise ka nagu panin omale selle piiri, et okei, et ma olen abielus ja hakkame sealt pisipered planeerima, et ja paljud mehed lähevad, on naised ja lapsed on kodus, käivad ikka Ukrainas, aga see tundub mulle nii kuidagi vale. Siis mõtlesin, okei, et ma panen fookuse paika, et rohkem ei lähe. Väga õige. Enda jaoks prioriteedid mõtleme rohkema peale, kui ainult enda on ju. Aga kas see nagu kas nagu kirjutama seda juba esimese missiooni ajal, et oli see mõte, et teeks selle raamatu või see oli nagu mõtlesid, et pärast, et paneks kokku selle või kuidas see tuli? See oli ikka pärast, et kui ma viimase ära tegin, siis suht kohe hakkasin kirjutama, aga kuna ma olen siuke nagu sõjablogija, eks ja alati ma seal käisin, põhimõtteliselt kõik filmisin üles. Kõik on siuke organiseeritud verdes ka nii-öelda, et Google Drive on 2 terabaiti ja mul oli seal kaustade kaupa, peaaegu päevade kaupa, kõik missioonid, et see raamat on kirja pandud põhimõtteliselt, ma vaatasin läbi pildid lihtsalt ja panin, need evendid on täpselt nii, nagu need juhtusid. Ma ei pidanud nagu mäletama midagi. Ja seda ma tahtsin küsida, et kas sa teed nagu, käsitsi kirjutasid päevikud pidasid, aga siis ma sain aru, et sa ju, sul ongi, see on ju see töö põhimõtteliselt. Teisel tasemel nagu, kõik on dokumenteeritud. Kõik on ees, vaata slideshow'd list ja pane kirja, mis juhtus, vaata. Et selles mõttes oli, kirjutamine ei olnud lihtne, see oli väga raske protsess mu jaoks, aga selles mõttes oli nagu lihtne evente panna, et kõigepealt ma käisin kõik need kaustad läbi ja panin kõik eventid K-punktidena kirja, mis juhtusid, siis hakkasin valima, mida sisse jätta, mida mitte, ja siis hakkasin neid nagu kirja panema. Ja siis toimetaja võitis neist nagu mingi poolel välja lihtsalt veel pärast. Kui kaua tegelikult läks sul nagu see protsess nagu kirjutamise osa, sest ma kujutan ette, seal oli suht palju nagu läbielamist ka uuesti seda kõike ju. Jaa, kui sa kirjutad, siis ma ei tea, minu arust kirjutamine jube väsitav töö. Nagu ma ei tea, kuidas inimesed teevad seda palju, ma ei tea. Aga jube kurnav, et seda raamatut, ma ütlen aus, ma ei ole kunagi kirjutanud selle raamatu puhul järjest üle 20 minuti. Et võib-olla 1 või 2 korda päevas 20 minti, aga mitte nii, et 3 tundi järjest mingi zoonis vaata räigelt, et seda ei ole juhtunud, et pigem iga päev mingi okei, mul on 20 minti, ma tean, et mul on ainult see jaks ja siis ma kirjutan ära ja kõik, et aga ma läksin pigem selle peale, et ma suudan hästi vähe korraga, aga siis ma pean lihtsalt iga päev tegema. Niisugune distsipliin. Distsipliin, jah. Siis panin 6 kuuga kirjutasin teksti. Päris korral, jah, see on väga hea tegelikult. Sest mõned siin, George R. Martin on aastaid juba lubanud oma raamatus välja lasta, ei ole ikka tulnud. Aga ta ei lasegi või laseb? Ei, ilmselt ei tule see kunagi välja. Mõned ikka usuvad. Ma ei usu, et see tuleb kunagi. Kuidas, siin on sul kirjas ka kindlasti see, kuidas oli nagu väikse spoilerina, kuidas need missioonid olid, et kas sul oli nagu, oli sul nagu mõni missioon siukene ka, kus nagu läks vaata nii napilt või midagi, kus sa tagasi enam ei lähe, aga siis ikkagi läksid? Oli, esimene missioon üldse oli siuke, et ma alguses räigelt kartsin, nagu hullult kartsin, see kõik kirjas ka, et ma väga kardan, ma kirjeldan seda hirmu ja nagu üli ausalt kõik vaata, aga siis lähed sinna, on üliäge ja siis tuleb see esimene raketirünnak, kus esimesel ööl mingi külma higiga ärkad ja kõik väriseb ja plahvatab ja gepardid, nad 2 toruga Saksa tanki moodi asja, mis õhku lasevad, vaata. Punased Star Warsi laserid on terve linn täis järjest, kõik paugub ümber ja siis on küll fuck, I'm never coming back lihtsalt.
ei saa nad need autod üle, nii uhke tunne, et ma olen nagu 3 autot fundraisinud ja sõduritel andnud ja nad mingi tänavad siin nagu maani ja neil on perekonnad kaasas seal, sõduritel on ongi lapsed ja naine ja sõdur on. Nende kodus on sõda. Eks näed tervet seda pere ja nagu isiklik on, siis on nagu, ma pean uuesti tegema seda, et see on hullult sõltuvust tekitav. Et jah, täiega äärmuslikud emotsioonidel mingi, et ma ei tule kunagi tagasi, ma kardan nii väga, surmani kardan ja siis see on kõige ägedam asi, mida ma teinud olen ja et see on nagu nii kontrastide maa on see praegu, sõja ajal eriti. Jah, okei, see on päris cool. Jah, sest nagu jah, ma ei kujutaks ette, et nagu mis saakski olla nagu ma ei tea, mingi suurem ma ei tea, kas emotsioon või tunne, vaata ongi, et sa ju põhimõtteliselt nagu sa aitad inimesi võidelda nagu nende elude eest, et see nagu ongi põhimõtteliselt nagu elu ja surma mäng mingis mõttes on ju, et sa tunned, et sa pead nagu moraalselt olema siis nagu ütleme sellel õigel poolel, sest see on ju ikkagi nagu väga, ütleme, ilmselt üks nagu moraalselt selge piirilisemaid konflikte, mis sul saaks olla, vaata, et sul on see pool, keda rünnati ja see, kes lihtsalt, ründab oma imperialistlikel eesmärkidel. Ja minu arust ka see on üks, mustvalgemaid sõdas üldse, et kui USA sõdurid on ka nii palju rääkinud, vaata, käivad Afgis, käivad Iraagis ja Baalil, või mis Baalil? Maalil, vabandust. Kindlasti käivad Baalil ka, aga see on väga teine point, miks nad sinna lähevad. Kui ma ei oleks seda viga praegu, ja lihtsalt rääkinud edasi, käivad Baalil. Ja meil on Marduga, ta on asjas sees, ma ei jäänugi Baalil, peame vaatama seda Baali sõda, mul on puhkust planeeritud, peab vist canceldama. Aga nagu ongi, nad räägivadki, et nagu algus lähevad ja suure hurraaga patriotism on ja pärast on see, et see ei ole mustvalge sõda, seal on tsiviilelanikud nii segunenud nagu selle terrorismiga ja see on osa nende kultuurist mingis mõttes ja mingis külas jälle ei ole ja nagu ja saavad lapsed surma ja saavad kellegi koduloomad surma, kellest see pere, eks ole, sõltub ja nad surevad, see on nii keeruline, et see pole üldse mustvalge ja sõduritel on, need enesetappega nii palju, et see lihtsalt sai nagu ei põhjenda oma peas ära, miks see laps suri või miks see pere suri. Ukraina sõdur ei tapa ennast kunagi ära niimoodi nagu USA sõdur, nagu enesetapuna, sest ta tappis 10 Vene sõdurit, nagu ta ei ole seda küsimust, miks ma seda tegin. See on nii mustvalge. Meie või nemad nagu see situatsioon, et kui me ei tee seda, siis nad tapavad meid ära, et see on nagu nii selles mõttes üks ühele, jah. Et see on nimel, kuidas oma peas nagu on see, kui palju see piinled pärast, kuigi te teete sama asja, nagu inimesed surevad, aga nagu Ameerika sõdur ei saanud sellega pärast elada, see sõda oli siuke, Ukraina sõduril seda probleemi pole, see on nagu tema kodu, vaata ja kõik, et jah. Jah, väga, kindlasti välismissioonil käia nagu sõdimas versus oma kodus on väga teine vibe on see, mis ma kasutaks, aga liiga estonglish sõna jällegi. Peaks nagu, tahaks uurida Simo Hauhalt, ilmselt tal on küsitud, see White Death on ja see soomlane, kes 500 tükki 3 kuuga ära tõmbas, sõdur vend oli talvesõjas, oli 3 kuud, ainult 90 päeva, millest 1 kuud oli vist kasarmus üle Atsasse kuskil sai avata, 2 kuud vist oli ainult lahingus Iron Sightiga. 2 kuud on 60 päeva, jagasi 500 killiga, mis ta tegi 515 killi. 60 jagatud 515, aga vend tõmbas iga päev nagu 8 ja see on mata, mitu tükki tunnis sai, ega ta ei sõdinud 24 tundi, ta sõdis mingi 4-5 tundi oli positsioonil, võib-olla rohkem. Vahepeal see lõunat. Aga ta see, kuidas see sõi oli, see oli ka mitmetunnine protsess, sellepärast, et ta pidi nagu nii vaikselt liigutama ennast, et keegi, et see on see tase, kus sa praegu nagu tunni aja pärast sa näed juba seda nagu võikut endale, aga sa oled nagu, et maamaalad on juba nagu kohe, sa oled nagu natukene veel. Et näed, venelane. Võikur. Võiku läks jälle käest, nagu hakkame protsessiga uuesti pihta. No, aga ongi jah, et see nagu, ta ju ka kaitses oma riiki ja ma nüüd ei tea, ma võin mööda panna, aga ma väidaks, et selle vennal ei ole nagu mingit hullusi süümekaid, sest see on nii mustvalge. Olgemast, tuleb su perekonda tapma ja vägistama ja su talu ära võtma. Seal ei ole seda, et miks ma teda tapan, ma ei taha ta, kui ma tapan ja tapan 10 korda, kui vaja, see on nagu mu kodu. Et seal nagu seda konflikti peas ei ole minu arust. Jah, see on kindlasti selline väga, ma käisin ise nii palju, et ma käisin Iraagis ise just nagu mõned kuud tagasi. Päriselt? Ja nagu sõjaväebaasis esinemas.
et mina, ja mind viidi nagu sinna nagu ringi ka liikuma, aga see oligi niisugune, et sa näed seda nagu elu ja see on väga, see ei ole, ta oli rahulik sõjatsoon, on ju, selles mõttes seal ju aktiivsõda enam ei ole, see on see ülemineku protsess niimoodi, aga sa ikkagi tunnetad nagu natukene seda ümbrusest, nagu mis nagu varem oli, vaata, et inimestel ikkagi nagu see, kui sõdureid nähti ja niimoodi, siis oli ikkagi niisugused, sa näed, inimestel on ikkagi reaktsioonid ja asjad olemas, aga need, kes seal olid, need olid ikkagi nende jaoks, sõdurid olid rohkem nagu päästjad, sellepärast, et see oli see Erbil, mis on siis see osa, mis siis on nagu nii-öelda vabastatud, kus on see nagu rohkem läänemeelsed, eks ole, et sa mõtled, et okei, aga nüüd, kui ma oleksin, mingi sõjategevus oleks olnud, oleks ikka väga, väga teine asi olnud, et kogu aeg oli küll kõik valmis, aga seal ma kujutan ette kuhugi missioonil, kus nii saadetakse, on äkitselt väga raske nagu aru saada, kes see paha on ja mis nüüd on, sest sa oled võõras majas, võõras kultuuri osas on ju, keegi lihtsalt sulle ütleb, et nii, mine lase on ju, sa ei tea, kas ta on kultuuriliselt, mis usku ta on, eks ole, mis see nagu ususuund täpsemalt on ju, kelle poolt ta on, sa ei saa võib-olla isegi aru, et kui vana keegi on puhtalt selle pärast. Ja seal ju lahutab tsiviilisõdurist ja sõdurit terroristist nagu mitte midagi. Sest tsiviilil on Kalašnikov, sõduril on Kalašnikov ja terroristil on Kalašnikov. Terve tänav oli Kalašnikov ja turvamehed oli kõik Kalašnikoviga tegelikult lihtsalt. Ja kõigil on täpselt sama rätt ja kõik, sa ei saa kuidagi aru, ja sa ei tea, mis ta peast ajab, et see on nagu võimatu. Ukraina sõjas nagu ei ole niimoodi, selles mõttes seal on nagu suht selge see eristus Vene sõduri vahel, aga jah, seal ma ei kujuta, kui sa oled näiteks USA sõdur on ja sul ongi, et sa oled täpselt laskur näiteks, kes vastutab seal, sa näed mingit venda Kalašiga või kas või RPG-ga, ta võib olla kas või, kuni ta ei lase sinu poole, võib ta olla Iraagi mingi vabadusliikujate võitleja, mis iganes, aga sa pead selle plõksu tegema murdsekund enne, kui ta sinu konvoid ründab. Mis on kõige haigem on see, mis ma ei olnud nagu enne seda nagu klikkinud ära, aga Iraagis ja seal on igal parteil on oma sõjavägi. Nagu seal on partei sõjavägi, mis on see, et nad võivad vabalt seal olla, nad on sinu nagu valitsev partei, nad on sinu lihtsalt selle tüübi sõjavägi, et sa ei tohigi nendega mingit nagu jama alustada, vaata, on ju, et see on nagu kuidas sa saad demokraatiat teha, kui parteil on sõjavägi, vaata, on nagu veits raske. See on ikkagi huvitav, et see samas hääletused on väga teistsugused, kui sul on parteil sõjavägi ka, on ju, et see on jah, see maailm väga-väga teine kindlasti. Vaatasin just ära selle seeria Generation Kill. Jaa, see on väga hea. 2 aastat tagasi lõõraselt, uskumatu, nad vaatadki seda ja mille pealt nad usakad ka sisse lähevad sinna, neil on see nagu tohutu pime patriotism, aga nagu selle patriotism, ükskõik kui tugev see on, kui sa veedad juba paar nädalat selles konfliktis, nagu see kaob ära lihtsalt, sest sa saad ainult nii palju surnud lapsi vaadata tänavale, et Ukrainas ma nägin ka neid surnud lapsi, see oli nagu nii mustvalge, see oli mingi mesinädalatel 8 missioon, sõitsime naisega Kiievist Butšasse, kus hukati 500 inimest venelaste poolt, sõitsime vaatama nii-öelda neid mälestusmärke seal ja kõike. Annabeliga ma tahtsin, et ta nagu näeks seda kõike. Ja siis vaatamegi selja tagant hakkab tossu tulema Kiievist. Ja siis helistasin Jasperile, kes on mu kaassõitja alati, ta oli Kiievis ja tema juba nagu jooksis ja hingeldas täiega. Ütles, et ta jooksis ja umbes täpselt siis jõudis kohale, kui me rääkisime, jõudis epitsentrisse. Et venelased olid laasnud ühe oma kallimatest ballistilistest rakettidest otse lastehaiglasse, Ohmatit lastehaigla. Et KH-101 oli rakett, see maksis $10 miljonit, mille eest ehitaks Eestimaalt 3 koolimaja, modernset eurokoolimaja. Nemad otsustasid teha ühe raketi ja lasta nagu õhku need lapsed, kes olid juba vähki suremas. Et nagu nii, ja seal sa näed surnud lapsi ja sellises kontekstis ei ole nagu mustvalge, et kas ta oli terroristi poeg, kas ta oli lapsõdur, ta oli nagu vähiaiga laps, vaata, toodi rusudalt välja. Et nagu ühel Ukraina sõduril ei teki peas seda, et nagu ma võtan inimelusi, nagu nemad tunnevad ilmselt, nad päästavad oma rahvast, kui nad plõksivad seda päästikut. See on nii teissugune. Kuidas sul üldse nagu, kui sa käid, see on crazy, vaata, sa jooksis sinna epitsentrist, see on see vana ütlus ka, et kuidas sa saad aru, et keegi on sõjareporter on see, et ta ei jookse laskudest ära, vaid nagu laskude poole, on ju. Aga kuidas sa nagu, kuidas reaalselt selle nagu sõja, selle sita osaga nagu vaimselt korraldada, sest sa ei ole ka nagu sõduri, selles mõttes sa ei ole ise seal kogu aeg juures, sa käid nagu selles mõttes vaatad seda, on ju, ja nüüd sul on see pask, on ju, ja nüüd sa kirjutasid raamatusse ka veel, kuidas sa nagu, sul on, kas sul on mingisugune see disassociation tekkinud, suudad sa nagu selle kuidagi välja lahterdada endast või sa nagu elad ikka veel nagu tugevalt üle selle asja?
no jälle Sorry, et raske küsimus. Ma pean alati seda mainima, et mul on peal tugevad antidepressandid juba 3 aastat, et sellest ajast, kui seda hakkas uuesti, siis ma olin just oma eelmisest kuurist lahti saanud 6 aega ja 6 aja pärast siis venelast tungis sisse, mul nagu ma ei hakka isegi vaatama, kuidas see mind mõjutab nagu kohe maksimum kogu see Zolofti peale. Ja noh, paljudel ei tööta need asjad väga hästi ja kõigile ma ei soovitaks, lihtsalt minu spetsiifiline nagu aju väga hästi võtab vastu neid, et ma olen kunagi Zolofti võtnud, väga toimis. Sama mul, et ta ei tee mul midagi muud peale selle, et ta annab nagu mulle võimaluse, et kui ma ei taha enam nii tunda, siis ma saan muuta seda. Aga Ukrainas ongi see, et ma olen väga palju tundnud surmahirmu seal, nagu paanilist külma surmahirmu, et noh, paugud igal pool ja sa ei tea, kas see nüüd tuleb siia hoonesse, noh, ma olen klaastornis seal üleval hotellis ja näed, kuidas üleval patrioot lendab üles ja laseb pea kohe lõhku selle drooni, et see tunne, et nagu see võib see samma tulla, kas ma nüüd elan 2 sekundit veel, vaatad sealt aknast välja Kiievisse, on nagu okei, see võib mul viimane 2 sekundit olla. See tunne on nagu alati. Ja see on nii imelik, ma ei olnud seda varem tundnud, nüüd ma olen nagu iga kord seda tundnud ja sellega ei harju ära, aga see on hullult imelik, et selle tunde nagu kõrvalmõju on see, et ma ei tea, tahaks öelda, et see nagu jääd sõltuvuse sellest, aga see paneb nagu nii elavalt tundma ennast. See on adrenaliin, mis sul nagu pumpab sisse ja pluss see, et sa nagu sa ei saa keha nagu... on ju, see täisreaktsioon, nagu sul keha pumbab kõik keemia ilmselt, mis tal on kuskilt nagu pumpab sisse, et lükkame nagu, mis iganes on, et äkki tal on vaja, et ellu jääda nagu seda keemiat. Pluss aga nagu see, et nagu, kui minna filosoofiliseks, sa nagu ei tunne läänemaailmas kunagi oma lõplikus noore inimesena, seal on nagu okei, ma suren praegu, vaata, et seda, nagu sa võid küll mõelda seda ja proovida mingi minna sinna, aga tegelikult nagu seda päriselt kogeda pärast seda nagu suht kõikvõimas tunne tekib, et fuck, ma suudangi kõike ja ma võingi teha ja kui ma nagu seal olen ja hakkama saan, et siis ei olegi midagi, mida ma ei saaks teha, et see lihtsalt lisab sellise nagu peaaegu et fanaatilise pimeda enesekindluse. Et see oli üks asi, mis mulle nagu nii väga meeldis, et Eestis ka näiteks et väga palju on seda vene hirmu, eks ole, aga venelast saab tappa ja on päris lihtne tappa, kui üle piiri tuleb. Meil on lihtsalt küllalt relvu vaja. That's how easy it is, lihtsalt küllalt relvu. Et asi pole üldse nagu hirmus, vaatan, inimesed kardavad seda, aga hirm on see, mis on nagu tegevusi pärsib, eks ole, et sa võib-olla lased mööda või edastad valed koordinaadid või põgened riigist, kõik see nagu teeb halba Eesti riigile. Et siis mõtlengi, et okei, see hirm nagu andis, et ma kogesin seda surmahirmu seal, see nagu võttis, ma ei karda venelast üldse, ma ei karda seda sõda üldse enam, et see nagu lähed korraks nagu läbi sellest, see kaob ära, nagu tühi vaata. Sul on nagu selle teisel pool hirmu nagu. See on muuseas hea raamatu nimi, kui sa kunagi teist raamatut tahad. See on mingi patenteerisid ära selle salaja, paned praegu mulle idee pähe, ma kirjutan valmis ja siis kus mu koin on. Ja täpselt, lihtsalt tehakse seda. Aga sa nagu overloadid selle hirmu, kus sul on nüüd nagu väiksemad asjad, perspektiiv on see ilmselt see. Ja kõige primitiivselt lihtsamalt öeldes tegelikult see on jah niimoodi, mingi mansplainin seda asja siin praegu, aga minu jaoks nagu oli niimoodi, aga tõsi jah, et kui koged seda tunnet nagu siis jah, perspektiivi paneb paika, et need asjad siin ei tundu enam nii tõsised järsku ja ma arvan, väikses koguses surmahirmu on kasulik, ma arvan kõigile, muidu võib-olla unustad, kui hea meil tegelikult siin on. Jah, see adrenaliini ja see osa, see hirm nagu see on nagu selles mõttes veits stand-upi tegemine, miks paljud jäävadki tegema ongi see sõltuvus, et sa nagu see lavale minek on ju, sa ei tea mõnes mõttes, mis toimub, sa saad seal see laval olemise hetk on see, mille pärast seda teed, on ju, et see sellised asjad, et ma kujutan ette, et... No sa oled samamoodi tegelikult mingis mõttes nagu eesliinil, eks sa teed, sa ei tea kunagi, kuidas see saal või see rahvas reageerib, eks? Jaa, lihtsalt panused on väiksemad, on ju, et see lõpp tulemas, et okei, mina pommin, inimestel on võib-olla veits sitte õhtu ja ma võib-olla pärast üksik pisar tuleb, on ju, teile koju taksos, on ju, või rongis, oleme ausad. Aga seal on natuke teine, seal on nagu teistsugune pommimine ja kui see nagu läheb, siis on natuke tugevam, on ju. Siin on teisel pisarad, et see on jah kindlasti siukene ja see on jällegi perspektiivi küsimus, on ju. Aga nagu rindel tehakse retsilt nalja ka ja ma teen ka oma YouTube'i kanal hästi palju nalja surma, nagu ma teen ka ainult surmaale nalja, muud ma ei teegi, kõik retsimal viisil, mingi vend sureb naljakalt ja käsi lendab, mul on nagu look at that guy, arm is flying, stupid, on ja inimesed on nagu, sa ei ole inimene, sa oled loll, nagu kuidas sa saad nii alandavalt nagu mõtle. Ja need inimesed, kes need kommentaare kirjutab, mõtlengi, kui kurb võib ta elu olla, et ta ei julge naerda. Nagu ta ei julge, mul on piiri peal, ma ei naera nende asjadele. Raagis ka sõdurid olid, naersid, ma ei ole ammu neid grupi inimesi, kes tahavad nii väga naerda.
ja aga neil on ka väga ilmselgelt mushuumor, see nii-öelda see võllahuumor, sest nad ongi sellele lähedal, nad on nagu sa vajad neid, nad tahavad veits rohkem särtsuvad, sa peab selle sätte veits rohkem maksi poole keerama, on ju, sellepärast, et selline tavaline vanilla asi ei ole enam. Sest ju väga suur osa ju selles sõjas ongi ju see põhimõtteliselt veits nagu meemimine, et Ukraina poolt ise pannakse ülipalju neid videoid välja, kus nagu, ongi, et drooniga sõidad kuhugi mingi Vene konvoisse sisse, on ju, tükke lendab, on ju, siis pannakse mingi meemi, mingi muusika taha või mingi tekst või mis iganes, on ju. Et see nagu toodetaksegi nimelt seda sisu ja nagu, järelikult, kui see on nagu see, mis on vaja, et seda motti üleval hoida, siis nagu, kes nagu oleme meie ütlema, et nagu, et ei tohi teha, kui nemad on need, kes on seal sõjas, on ju, nemad on need, kes peavad tegelema sellega, kui nagu see aitab neid, on ju. Ja siis tuleb mingi woke vend LA-st, vaata, kes vaatab seda nagu, this is inhumane, Russians are humans also, ja mingi sükeste kommentaaridega. See on nagu, okei, aga siis näitame neile pilta Butšast, vaata. Ja... Plus Ukrainale töötas väga hästi see meeminduse teema nii-öelda on ju tegelikult see, kuidas ta saigi suure osa nagu publikus või rahvast enda poole ja nagu teadvustas seda maailmale, mis toimub, sellepärast, et see ei olnud Venemaal esimene sõda, kus ta lihtsalt sisse läks, on ju, see oli lihtsalt üks selline, mis sai nagu lõpuks ka kajastust rohkem, sellepärast, et see läkski selliseks tänasele, ma ei taha öelda Gen Z-le, aga nagu praegusele generatsioonile, praegusele nii-öelda zeitgeistile maailma hetkele, nagu nad suutsid täpselt õigesti marketida seda, mis seal toimub, õigesti inimestele nad olid, et okei, nii perses ongi või, et nagu, et seda, sest inimene vajab seda väikest, seda hahaad sinna juurde, on ju, et seda nagu protsessida. Üldse ühiskonnana ka nagu minu jaoks ei ole absoluutselt tabusid huumoril, nagu null tabusid, nagu kuni ei sa ei tee nagu seda õelast, et stand-upis ka vaata on vahe, kas sa teed nalja esiria üle või sa teed nalja esiria, sa saad seda mitut viisi teha. Meile ütlesin, et sa võid kõigile nalja teha, aga see peab hea nali olema. Kui sa teed raske teemale nalja, siis ei tohi lihtsalt sitt nali olla, sellepärast, et siis ta ei ole enam naljakas, siis ta on kurb. Ja, et kui sa nagu võtadki mingi venna lahti selle ees, kes on ratastoolis ja põlen näoga, siis you better be sure what you do. Kas see on jah olev, et mis on nagu see eesmärk on, et kas sa tahad nalja teha, et sul oleks lõbus, on ju, ja see võib ebaõnnestuda, see võib halvasti välja tulla, on ju, aga ikkagi su eesmärk oli huumor ja naer, on ju, mitte see, et sa lihtsalt tahad, käi vittu, on ju, kuradi, lihtsalt sõimata kedagi või niimoodi, et ollagi õel, jah, et ja seal on ka vennad, tulevad rindelt ja räägivadki nagu ausaid lugusid, nagu tavaliselt, nagu meie siin räägime, kuidas tal eile parim sõber lendas tükkideks või midagi, räägib ära ja siis, mul just meeles mingi naljakas lugu, siis hakkab mingi nalj, mul nagu, oota, ma alles protsessin seda, mida sa just rääkisid mulle, et nendega on nagu nii raske olla kontaktis selles mõttes, et ta vaatabki sulle silma, räägib, surub kätte, et jutt, et sa nagu oled taga kontaktis ja siis ta viib su siit niimoodi läbi, sest sinul ei ole seda nagu kaitset, mis tal on ehitunud peale. Sa mingi oled seal tuulelohe lihtsalt seal tuules, õhtuks nii läbi omadega, aga siuke nagu elus tunne enda. Kas siis nagu iga mingi tavaline hetk, tavaelus on ju tundub selle võrra siis palju nagu parem või nagu ilusam, et... Jah, sest pigem jah just see, et ma arvasin alguses, sa lähed sinna jutuga, et tundub igav ja mõttetu tahaksin tagasi minna, aga vastupidi, sa läksid just sinna heasse kohta. Minu arust ka, et see just teeb seda siin nii ilusamaks, et 3 aastat ma elasin Ameerikas, pärast seda juba mul tundus, et Eesti on nagu kõik parem riik maailmas üldse. Ja nüüd, kui ma olen Ukrainas ka käinud, Ukraina nagu mega ilus ja hea riik, mulle nii meeldib see, aga veel rohkem ma nagu näen, kui hea riik meil on, mis on nagu sõnum, mida tegelikult mitte keegi Eestis põhimõtteliselt üldse ei ütle, sest kõik on perses kõigi arust, vaata. Aga minu arust jumala hea riik on. Ma olen nii rahul eestlasena Eesti nagu ühiskonnas, mulle meeldib ka, sest kus väljas pool käid, midagi natuke valesti, midagi võiks olla natuke rohkem nagu või väga palju valesti välismaal. Ja väga, ma olin diplomaatiline praegu. Ja nagu enamus riigid nagu... Mingid asjad on väga päris. Ma ütleks, Eesti on 10% maailma paremini toimivatest riikidest selle 10% hulgas. Ja siis me räägimegi siin mingitest väikestest asjadest. Nagu minge vaadake, mis toimub kas või idabloki riikides või Aafrika ja Lõuna-Ameerika ärme isegi maini, iga kuu Aasia, aga kas või Ameerika lihtsalt. Ameerika nagu igapäeva inimese elu Ameerikas, mõtle selle, on väga teistsugune kui see, mis tegelikult meil on nii-öelda filmidest või asjadest on portreeritud, tegelikult see on nagu palju keerulisem ja raskem osa kui see, et siin on kõige parem näide, sa oled varbära, sa ei pea muretsema, sa teed väike kriim oli või kukkusin tänaval, kutsuge kiirabi
seal sa, keegi pussitab sind, kutsu sulle kiirabi, mul ei ole raha selleks, ära praegu kiirabi kutsu, las ma veritsen rahulikult praegu, ei ole vaja segada ju. Ja vennad surevadki sepsisesse või veremürgitusse 2-3 nädalat hiljem, väike asi. Aga veel hullem on see, et sa saadki õppida, ma ei tea, mitte ajakirjandus, võtaks luulet või luuleajalugu või kunstiajalugu 200 tonni eest. Ja sa õpidki ja sul on student loans, mida sa pead hakkama 10 aasta pärast tagasi mõtlema ja mitte kuskil, mitte üheski riigis, üheski universumis ei saa tööd seal erialaga. Ja need inimesed on 10 000 seal ja ongi elu perses, elu lõpuni maksad ja mitte mingit tööd ei saa. See on haige ühiskond ikkagi. See jah tundub nagu nii nagu et ühest küljest on ju, et sul on vabadus ja kõik võimalused, aga samas nagu nii igaüks enda eest või nagu, et see turvavõrk on ka vist suht väike, sest ma ei tea, kas te vaadad neid mingi, YouTube'is osad teevad neid, et lihtsalt panedki kaamera kuhugi endal, ma ei tea, riiete külge midagi ja siis kõnnid nagu läbi mingi linna, mingi hullemate kohtade või niimoodi, mingi Philadelphia geto või mis iganes, mingi Oakland geto on ju. Ja siis ongi nagu zombifilm, vaata, need kodutud, mingid mis fentanüüli laksu all inimesed lihtsalt nagu taaruvad ringi, et nagu see on selline level nagu põhimõtteliselt kodutust, mida nagu Eestisse nagu eales ei leiaks mitte kuskil, kus sul ongi terved sektsioonid, mis ongi nagu mingi 28 days later põhimõtteliselt. Et nii kurb on nagu vaadata, et nagu nii nagu maailma kõige rikkamas riigis on nagu inimesed, kes elavad niimoodi. Sander Õigus oli meil just eelmine nädal podcastis, tema tõi hästi, me rääkisime sellest kogu sellest, et kuidas sa nagu, Ameerikas on ju see, et sa pead nagu, kui sa annetad midagi, siis see läheb sul nagu maksudest maha, on ju, ja sellepärast ongi seal nagu hästi palju ka siukseid nagu abiorganisatsioone ja nagu annetusasju. Aga see tähendab seda, et nagu riik põhimõtteliselt ei korralda sul neid asju nii-öelda, sest kõik on jäetud nagu erakätest, et see on ka üks asi, kui sa vaatad, et nagu mis on mingisugused abiprogrammid, see on alati mingisugune foundation või mingisugune, keegi on ise kätte võtnud ja hakanud seda tegema, on ju, et osati selleks, et motivatsioon võib olla selleks, et makse vältida natuke rohkem, aga osati lihtsalt siis ongi nagu hea tegevus, ongi sellepärast, et inimene, keegi viitsib seda teha, et see riik jätab sind nagu veits niisama, et see on nagu see nagu miinus osa võib-olla. Jah, ma ei ole üldse USA fänn kui ühiskonna fänn ja see läheb nagu inimesteni välja, vaadates inimeste reaktsioon. Neil pole ime, et Karen ja siuke tüpaaž tuleb Ameerikast, et Karen minu arust iseloomustab kõige paremini nagu keskealise ameeriklase reaktsioone. Eestlane on nagu siuke, et ta ei ole võimalik, põhimõtteliselt vaimuhaigi ei ole, nagu Ameerikas on normaalsus, et sa reageeridki nii, sa alati filmid, sa alati tahad kellegi ülemust kätte saada kuskilt. Politsei puhul sa ei usalda politseid, sa küsid kohe tammeid ja märgi numbrit, et kes sa oled ja ma loodan, et sind lastakse lahti, nagu see on su esimene reaktsioon politseile, kes peaks su turvalist kaitsma. Et ja siis, kui sa oled mustanahaline, sa saadki selle 2 pidemet omale kuradi kehasse. Et see on nii haige ja hästi-hästi palju on Hollywoodi filmid ja kõik on seda mulli puhunud, aga mulle meeldib Ameerika armees, nad on meie poolel, aga see ühiskond on nagu nii toksiline kui üldse võimalik. See tundub jah, et nagu et on kuidagi nagu väga nagu atomiseerunud või nagu, et seal pole sellist, et teeme nagu kõik koos millegi hüvanguks midagi, vaid jah, kõik nagu nõuavad oma õigust või sellist. Kuigi sealt tulevad head produktid välja. Siiamaani minu üks lemmikasju oli see, kui Iraagi selles baasis oli see sööklose ja ma sai lihtsalt Gatorade'i lasta nagu kraanist endale. Kõik teised vaatasid, keegi teine ei teinud seda, aga mina lasin endale alati nagu suure lihtsalt nagu pindi Gatorade'i, tead, kui tore on nagu pindi klaasiga minna Gatorade. Pilt on niigi vist, ma vaatasin need klaaside suurusi ka Mäkkis, kui ma seal olin, mis seal on, mitte klaasid, vaid plastiktopsid, sa saadki kuradi liiter ja pool või 2 liit, 2 käega hoiad, et ta koine. See on medium või? Mis see large on ja siis keegi tuleb ballooniga lihtsalt. Okay. Ja vennad tõmbavad ära selle kuradi, päev otsa joob seda lihtsalt, ainult suhkrut lihtsalt siis. Paneb oma selle sõitjaga ringi asjaga rollib. Et lihtsalt see nagu, et keskmise ameeriklase, ütleme siis dieet ongi nagu suht kohutav ikka. Suhkur. Minu arust see keskmine ameeriklane ongi tegelikult praegu juba väga oluline, aga tema ja päevana galaraaž on mingi Aafrika küla mingi nädala tarbimine minu arust. Terve küla koos näljapaisatusega saaks nagu elada nädala aega sellest. No seal on see maisisiirup või suhkrusiirup on see üks põhilisi kurjategija kogu nende kaloraažis ja asjas, et seda on hea soodne teha ja mais ju kasvab seal kogu aeg. Ja no me läheme juba nagu suht poliitiliseks ja Ameerika bashimiseks, aga see ongi see, et neil ei ole, nad vihkavad regulatsioone, sest see on kommunism. Ma vaatasin mingid, näiteks toiduained kasvõi. Euroopa reguleerib, põhimõtteliselt kõige rohkem reguleeriv maailmajagu on Euroopa maailmas ja meil on
maailma üks paremaid elustandardeid üldse, Ameerikas on keelatud nagu toiduaine nimekiri või see komponentide nimekiri on nagu väga väike, Euroopas on see nagu lõputult pikk, lubavad kõike panna toidu. Mulle meeldib ja see ei ole otse bashimine, aga see on niisugune, mulle meeldib Ameerikas, kui sa loed nagu et seda FDA see toiduregulatsioonide nagu seda nimekirja, mis neil ametlikult on, ja siis sa loed mitu protsenti, seal võib näiteks putukaid sees olla ja inimsitta ja niisuguseid asju toidu sees ja siis sa loed neid numbreid nagu 2%. Reaalselt, mul tohib olla maisi selle helvestases 2% sitta või kuske nagu, miks see on nagu mul tuleb sealt Spermagedonis härra E-Koli meelde, kes laulis need numbrid on alati suuremad, kui sa arvad. Need on mingid regulatsioonid, aga see on nagu, need on tehtud rohkem selleks, et nagu see ei oleks 50% sitt lihtsalt nagu vaata, et seal on nagu mingi väikene see, et nagu leis on otsast pruun midagi on valesti. Sa tead, et kui nad lubaks 50% sitta, siis see oleks ka firmad oleks nagu väga hea. Excellent. Aga no ongi jälle, ma bashin seda kultuuri, need inimesed, mulle tõesti ei meeldi see kultuuri, mulle ei meeldi Ameerika keskmine inimene, aga mulle väga meeldib, kui tugev on nende armee ja et nad viitsivad mängida seda patriootlikku mängu, mida nad mängivad, sest päriselt see raha kõik. Ja see ei ole nagu nendel ei ole ideoloogiat, aga see, et nad seda viitsivad mängida ja meid kaitsta siin, viimasel ajal natuke vähem, eks ole, aga see mulle nagu väga meeldib. Venemaa ikkagi on näidanud korduvalt, nad kardavad Ameerikat, jällegi viimasel ajal vähem, aga eelmiste presidentide aeg nagu on põhjus, miks meie oleme ikkagi NATO-s ja venelased nagu reageerivad kohe kuusakad natuke karmimad nägu näitavad. See sõjaväebaas oli ikka muljetavaldav, see, kui me seal ringi sõitsid ja sa näed lihtsalt, kui palju tehnikat, lihtsalt ongi, linn on pandud püsti. Me tuleme siia, paneme linna püsti teile siia, kõik elame nüüd siin, meil on Burger King, muidugi meil on. Kui sa 2 kilomeetrit sinnapoole sõidad, siis seal saab ülihäid kanatiibu. Ja nad panevad selle asja püsti nagu mingi paari nädalaga kogu selle asja, suured need C-13, need Globemaster lennukid ja nad toovad kõik sektsioonidena kohale lihtsalt olema. Ja käib klõks, nagu, ja käib nagu see ja siis sa saad teada, et iga see jaol, iga riigil, kes seal on liitlasväed, toovad ka veel omi asju kaasa. Eestlastel oli saun, see oli vana küll Soome baas, nii et me lihtsalt saime sauna endale. Itaalastel oli pitsaahi, siis kõik oli midagi pärast toiduga enam-vähem seotud, sest sakslastel oli mingisugune restoran, kus schnitslid saab ja kõigil olid omad tähtsad asjad nagu olemas seal, et sa teed selle nagu veits koduseks ikkagi, et see oli nagu cool, et see nende võimekus, aga Nad panevad ikka retsilt raha sinna alla, on ju, et mis oli, et mingi mitu nagu vist rohkem kui mingi järgnevad riigid kokku või Venemaa ja Hiina. Paremini iseloomustab seda, et maailma kõige suurem lennuvägi on Ameerika õhuvägi ja maailma teine kõige suurem lennuvägi on Ameerika merevägi. Et lennukikandjatel ka rohkem lennukeid kui terve ülejäänud maailm kokku. See on nagu, nad ei ole nagu natuke ees, nad on nagu mitu kümnendit ees ja isegi need inimesed, kes karjuvad seda Hiina juttu, siis ma ütleks hold your horses nagu ruttama ajast, et Hiina militaarvõimekuste poolest ei ole lähedalgi veel USA ohustamisele. Aga inimesetele väga meeldib lihtsalt neile anda võimekusi, mida neil ei ole. See on moes praegu. See on niisugune, see on ka see infoajast, kuidas ma ütleks, et kõik läheb natuke kallutada, sest sul tuleb nii palju info kogu aeg peale igalt poolt. See on ka huvitav küsimus, kuidas sa nagu, kui raske õigemini on leida seda õiget infot kätte, et nagu mitu kanalit sa pead nagu vaatama, enne kui sa nagu saad, et see tundub õige, et kas sul on mingisugune nagu see enda sisse kujunenud bullshiti radar, nagu on, see on kindlasti vale. Tead ongi tegelikult sest kõik info võib olla õige või vale, sest vahel ukrainlased alustavad ise fake infoppe, et näiteks räägivad, et venelased hullult ründavad mingis rindelõigus, kuigi nad ei ründa, ja siis hakkavad Ukraina meelt sõjapõlgejad ka rääkima, et venelased ründavad siin ja siis ukrainlased nagu räägivad, kuna nad seal ründavad, siis me viime kaitset sinna juurde. Aga tegelikult nad koguvad õppis mujal, et nagu kui nemad ukrainlased tahavad oma väekontingenti varjata, siis nemad alustavad hoopis, et venelased kuskilt ründavad. Ja siis nad justkui peaks juurde. Nagu see on nii ümbernurga asi, vaata. Ja sa kunagi ei tea, et lõpuks kujuneb mingi radar välja läbi mingi katseeksituse, et näiteks kui FPV video, et lendab tanki või kuhugi sisse, öeldakse, hävitas selle, siis vaatad videot ja lõpeb enne ära. Et kas ta lõpeb nagu see tanki peale ära või natuke eemal. Sa tead, kui 70% droonidest 60 lendab vastu maad. Aga ei hävitanud, pilt lõppes nagu 2 senti enne tanki äärt ära, järelikult võib-olla soomukit natuke alt tegi seda track'i. Sa räägid, see on täpselt see, kus on see vanasti filmis oli Enhance. Sa tahas kogu aeg öelda, Enhance. Mul on ekraan ees, kogu mul on nagu... Ja see vaata, neid piksid lähevad, piksid suuremaks ei lähe. Ongi, ja hiljuti tuli eelmine video näiteks,
no kuna mul on sõjablogija ja me võistleme omavahel ka ja kõik see on räme kuradi sõda seal omavahel, et kes saab vaatajad endale edasi, siis ma panin pealkirja selle kohe, et Ukrainian FPV drone destroyed Russian Ka-52 attack helicopter. Aga tegelikult, kui sa vaatad seda videot, on nii, et see droon läheb selle kopteri juurde ja saba juurest pilt lõpeb ära natuke allpool. Ma eeldaks, mis juhtus, on see saba, see tiivik, mis niipidi käib. Selle tuul nagu viimasel hetkel selle drooni kuidagi sinna alla tegi, nii et see pilt lõppes ja droon purnas. Aga ma olen suht kindel, et ta hävitan seda kopterit. See pealkiri ja siis see, kus footage on need 2 Soome helikopterid, mis kokku panid ja sa oled nagu holy, kõik on nagu Russia is losing the war, look at this. Aga noh, sa pead veits clickbaitima, sest inimesed süüdistavad kohe, et Artur Rehisev ei too clickbaitib, okei, aga on põhjus, miks ma teen seda asja, teised ei tee, sa pead andma õiget informatsiooni, aga et inimesed vaataksid, kui ma panen pealkirja FPV drone maybe killed the helicopter or almost, sa ei saa, see on nagu nii rets maailm tegelikult, et kui ma tahan, ma pean inimesed meelitama sinna ja siis neile tõelist infot andma. Videos ma ütlen, et ta hävitanud seda, aga pealkirjas on, et hävitas. Kas sa testid ka neid pealkirja veits ja nagu thumbnailid ja asjad on ka kindlasti ju see, et sa pead ju... Thumbnaile ma testin, YouTube nüüd lubab vaata testida A, B, C, 3 thumbnaili võid panna, tellin 3 tükki igale videole ja ma testin kõike, aga pealkirja ma jätan sama, seda ma ei muuda. Ma tean, et see on väga suur asi, nagu just see pealkirja, see, et sa võid... Kõige suurem üldse. Thumbnail ja pealkirja. See, mis su videos toimub, sa võid parima video üldse teha, kui inimesed klikki pohhuina, sa pead vennad saama sinna. Parim asi on teha clickbait ja siis reaalselt väga hea video teha. See on nagu eesmärk ja seda ma teengi. Aga kui sa oled sõjablogija vaata, siis on nagu sõda ja sa valed, siis inimesed on kohe aga sa ei saa teha, sa ei saa olla edukas sõjablogija, kui sa ei clickbaitis, ei ole võimalik lihtsalt. Sa saad teha selle nii-öelda kliinilise video asja siis, kui sa kuskil reaalselt mingi uudiste... ERR-ist. Täpselt, kui sa oled nagu riigi selle peale, siis sa Plus nagu, kui see on see, ütleme, info või nagu stsenaarium, mis nagu pandi välja selle kanali poolt, selle Ukraina kanali poolt on ju, siis sa nagu refereerid seda, on ju. Et sa võid seal oma selle analüüsi anda, aga noh, et see on see, et ma ju ise ei mõelnud välja seda, see video pandi välja nagu selle nimega, et näe, siin see droon hävitas selle helikopteri. Jah, täpselt, et no on hästi palju sõjablogijad, kes on nagu info kõlakastis ka, et nii kui tuleb mingi natukene Ukrainale kasulik info, siis nad võimendavad seda ja claimivad, et täpselt nii see oli. Nagu selle drooni video puhul, et ma olen suht kindel oma ajuga, saan aru, et ilmselt see droon ei hävitanud seda kopterit, kuigi ma ei tea, aga ma tean 10 väga suuri läänemeelsed sõjablogijad, kes väidavad, et hävitas, sest see on nende huvides. Et jah, nad on nagu kõlakojas, aga tegelikult ja on vaatajad samamoodi, kes ei taha kuulda halbu uudiseid Ukraina kohta. Ma ikka proovin, no näiteks eelmine nädal Ukraina kaotus F-16, väga räits kaotus, nagu väga räme kaotus. Lääne sõjablogijad tegelikult väga hullult ei räägi sellest, jälle mainivad korra ära, lähevad edasi, aga jälle, ma arvan, et see on väga oluline asi, mida rääkida, aga ma näen, et minu vaatajad ka on kurjad mu peale. Et miks sa räägid sellest või nagu, et but look at what the Russians are või nagu, et kaitsvaks kohe, et miks sa selle info välja tood, aga no nii on, see on ala, kus inimesed on mega emotsionaalselt laetud kõige suhtes. Seal on jällegi see poole valik, et sa nagu, aga see on uudistega on see, et sa väga raske on uudiseid anda nii-öelda erapooletult on ju, et selles mõttes, et see, kui kas sul on muidu selliseid kohti ka, kus sa nagu mõtled, sul tuleb mingi info ja seda, kurat, ma ei tohi seda ülesse panna? No ma üldiselt saan infot suht avalikest allikatest, et pigem ei ole ja inimesed mängivad mingit CIA mängu, ma panen info üles, mis on kõigile kätte saada, nagu, you shouldn't show this, you shouldn't talk, ma võtsin satelliitpildi nagu Makserist, mis on kõigile kätte saada, why you're showing where Russian base või where Ukrainian bases are, venelastel on see pilt parema kvaliteediga ammu olemas, et inimestele meeldib räigelt mingit CIA spioonimängu mängida, et we shouldn't talk about this stuff, venn näeb YouTube'is seda 100 000 vaatajat video. See oli kunagi, mul tuli meelde sellega, üks mäng on see, mis on see mingi tankide War of Tanks või mingi siukene tangimäng, ülipopulaarne, kõik ongi tangisõdu ja siis kunagi oli üks tüüp lihtsalt postitas foorumitele, kuulge, see tank siin on vale, vaadake, siin on dokumentaar kogu selle tangi sise sellele, see oli riigisaladus full on ju, et oli mängus lihtsalt nagu, ei, see tank ei tohi niimoodi tulistada, vaata, see on nagu see, et siukseid asju nagu jah, peab vahepeal vaatama, aga sul vast jah, seda probleemi otseselt ei ole. Ma ei tea, miks inimesed seda nii tõsiselt võtavad, jah. No Ukrainas ka, vaata, noh.
palju käisime läbi, no väga palju suhtlesime sina tasemel nagu Alfa grupiga, SBU Alfa, nad turvavad Zelenskit ja nad on nagu üks parimaid eriüksusi Ukrainas üldse. Ja nendega on see, et noh, kui neid kätte saadakse, nad piinatakse surnuks, see on teada asi, et sa ei tohi nendega teha pilti, et kui nad tuvastatakse pärast. Aga no ongi, kuna ma viisin neile droone, nagu kõigil on nagu see aukord, Alfa ärge tehke pilti, kõik pidid telefonid välja lülitama. Aga nad tajusid kohe ära, et ma olen nagu sõjablogija ja et noh, neil on vaja droone, et hävitada Vene tanke. Ja nad nägid, et ma saan neid droone tuua neile läbi selle raha, ja siis nad olidki, et et tegelikult see asi nagu ei ole nii hull, et tee meist pilte, tee videosid, tee kõike, teeme kuradi Hollywoodi klippe, kõik olidki nagu, et teeme kõike, viskame tossugranaati ja kõnnime aegluubis. Lihtsalt saada meile pärast see video, et me saaks näod ära blurrida. Ja ma sain selle kuradi free passi, mul oli paneme lilla tossugrannaat, sinna hall, sinna alfa vennad kõnnivad kuulipilduritega, ütlevad Herojem Slava ja ma kõnnin seal ees ja me saime haigelt ägedad klipid. Ja siis inimesed küsisid, kuidas sa said, nagu need alfa vennad ongi. Nad tahtsid raha, mul oli vaja neid saada. Ja tegelikult blurrid nagu näo ära, et see ei ole nagu mingi hull CIA, et seda korra mingi pildis hullult tuvastatakse. Nägu pole näha, siis on korras, see on Alfa grupi juht seal raamatu peal. Ja sa ei saa aru, kes see on. Ta näitab üles sõrma, aga see on üks olulisemaid vendi Ukraina eriüksuslastele. Sa ei saaks aru, kes ta on siin peal. Null ideed. Korralikult, varjatud. Punane triip silmadele ja ongi kõik. That's it. Ja ta andis loa selle jaoks, oligi korras. No see on jah sükene, sest see on lihtsam, sest osade nende blurridega sa saad nagu reverse engineerida need blurrid, aga see on nagu nii keegi ei viitsi sellele isegi venelased ei tee seda, nagu neil on lihtsalt pommitada mingit lõiku lihtsalt. Täpselt ongi, hakata mingi vendi üles otsima seal niimoodi. Jaa, et seda ei ole. See Vene sõjastrateegia vist on et mitte väga täppislöögid, vaid lihtsalt nagu indiscriminately tsiviilelanikud, kortermajad, haiglad. See on see nagu mingisugune purjus tüüp level klubis, vaata lihtsalt nagu sa lihtsalt lähed sinna windmillike tantsuplatsi, keegi saab ikka pihta saab. Mingi damage on tehtud, kogu establishment kannatab. Pidu on läbi, aga nagu sa said oma asja ära teha. No venelastel on jah see, et enamus relvad, ühesõnad prossa neist ongi mingi maalarelvad, mis tapavad kõike, üritavad tappa. Aga väike protsent, väga kalleid ja väga väike number, näiteks ongi see ballistiline rakett KH-101, nad toodavad mingi 30-40 tükka aastas neid või natuke rohkem. Et ja need on ülikallid ja nad kuidagi smugeldavad neid kiipe kuskilt. Need on kõik lääne kiibid seal sees, nad ei suuda ise toota, Hiinaga ei tooda, need on nagu Ameerika kiibid ja nad lihtsalt smugeldavad kuidagi. Et need on need, mis löövad täpselt sinna, kuhu nad tahavad. Aga ja nendega nad ründavad siis militaarselt tähtsad objekte nagu lastehaiglad ja koolid ja nii edasi. Et nende eesmärk on nagu teha haige tsiviilelanikkonnal nii palju kui võimalik, sest see on ainus viis, kuidas nad saavad maailmas meedia tähelepanu, sest neid kardetakse. Kui nad rindele saadavad 30 000 meest kuus hukkub või sest nad teevad meet assault, lääne meedia kinda ei räägi sellest enam ja nad ei võta maad, aga kui nad lasevad ühe lastehaigla õhku, sellest räägivad kõik, et nad teavad, mida on vaja, et maailm kardaks neid ja see on nende eksport. Sest seda on nagu raske karta, kui saadame 30 000 tüüpi nagu sisse liha sellesse masinasse ja nad tulevadki lihana välja ainult, et see ei ole see, et et see on niisugune, okei, teete oma asja edasi, cool. Täpselt ongi, et nad nagu panustavad sellele, et võimalikult hulle asju teha, ongi, lasavad paugu ära ja siis tulevad kohale, siis lasavad teisi paugud, nagu, et lihtsalt lääne meedia räägiks, kui hull see oli. See on nende võit. See on crazy, nad on nagu niisugune 2000-te alguse või 2010-te nagu YouTuberid olidki, kes tegid lihtsalt võimalikult crazysid asju, et lihtsalt nagu seda sõna saada, et põhimõtteliselt Paul Logan oma selles YouTuber rääs, et me siin metsas kõnnime ringi, vaata, et see on nagu Vene taktika on siuke väga huvitav selles mõttes. Aga muidugi, meedial ongi, see kajastus ongi, sest meedia nagu mõnes mõttes vaata ära ka ma ei tea, rikutud on ju, aga meedial ongi see, et nagu inimestel kogu nende TikTokide ja kõige muuga, et kuna su attention span ongi mingi 10-15 sekundit, sul peab olema see mingi crazy plahvatus, mingi crazy asi, mis nagu on see outrageous, sul peab kohe see siukse reaktsiooni ja emotsiooni sinust tekitama, nagu see lastehaigla ongi. Et kui sul ongi see, et siin aeglaselt läbi lihamasina pressisid ja mitu päeva, aga ei saanud ikkagi edasi, et kaotasime küll 40 000 inimest kaotas elu, aga nagu progressi kuhugi poole ei olnud, läänerindel muutust, et see inimesi ei huvita enam. Ei huvita, see on see nagu probleem, et see on rohkem ühiskonna probleem, üldine maailma ühiskonna. Ja nad näiteks Hersonis, ongi, neil on need FPV droonid ja kõik droonid on, nad ründavad
kõige kallimate relvadega, mis neil on, nad ei ründa militaarobjekte, nad ründavad tsiviilobjekte, aga FPV-droonid, kuna Herson on nii lähedal nagu üle Dnipro jõe otsa, siis seal nad jahivad droonidega tsiviilelanikkonda, et ongi mingid toidukullerid ja need sõidavad lihtsalt droonidega sisse, nagu sa teed päeval oma taksojuht, lihtsalt sõidavad autosse, siis tapavad ära. Lihtsalt jahivad inimesi, lasevad oma nagu droonipilootidel treenida nii-öelda elussihtmärkidega. Ja Human Safari on selle nimi nii-öelda, et ongi, et vaja, nad treenivad põhimõtteliselt kõik piloodid Oleski või seal piirkonnas ja siis nad treenivadki tappes Hersoni elanikke, et see on nagu ülirets lihtsalt. Ukrainlased saaksid täpselt sama teha, nad ei ole kordagi teinud seda, et see on lihtsalt kahe maailma täielik vahe. Moraali küsimus ja nagu maailmavaate küsimus. Ja. Aga ma unustasin öelda, tegelikult võiks, ma ei tea, kas on okei teile raamat välja loosida üks või vaatajatele? Võimalik, me saame seda teha, aga see läheb välja, ma mõtlen et kuidas see kõige parem on teha. Võiks jah nii teha, et ei pea üldse muretsema, et ma ise nagu panen kirja, jätan meelde ja saadan ise välja ka veel. Kuidas me selle loosimise teeme, on see küsimus. Et millal see välja läheb ja see kõik? Jah, ma tean, millal see välja läheb, ma saan seda kuupäevaliselt öelda. Sest me võime ju nii teha, et näiteks juuni keskel või jaanipäevaks. See episood läheb välja 2. juunil. Aga siis teeks jaanipäevaks äkki. Teeme jaanipäevaks. Ja selle jaoks vaataja peab siis olema subscribe itud siia kanalile ja kommenteerima selle video alla YouTube'is ja muidu raamatut ei saa. Super. Ja siis ühe random number generate'iga ühe kommentaari siis valin välja, kommenteerin vastu ka ja küsin aadressit ja saadan ise raamatu välja. Nii et subscribe, comment ja võidad raamatu. Super, ja siis jalaperverid saavad endale selle. Meil on kommentaarid alati jalaperverid. On või? Võtame kossid jalast. Kui sa tahad endale jalaperverid followerid, eks siis... Ai, Mikkeli podcast tuli jutu sellest Pervo värgis küll, et on kogemusi üks asjaga LA-s. Aga ei, ma ei taha. Sul tekkis huvi kohe. Kas jalaperverite huvi oli sul sinu vastu või nagu muud perverid? Mult ostati, aga sa ei saa osta, kui pole müü, et ma pean ausalt, et ma müüsin oma bokserid ära $100 eest. Otse jalast. Ja jah, et $100 rikkame. Kas see perver oli niuke väga atraktiivne naine? Ta oli mitte atraktiivne vanem meesterahvas. Nii et sa põhimõtteliselt arvata. Sa said siukse Jaapani koolitüruku elamuse. Seal on see väga levinud. Seal on, ta on nii levinud, et osates mängudes on nagu stereotüüpsed asjad, kus on see, et Jaapani koolitürukud teevad nagu kooli kõrvalt lisaäri sellega, et müüvad oma aluspesu perveritele nagu kantud on kallim. Ja selles mõttes õigesti hinnatud. Ma juba mõtlen, kuidas ma saaks skeelida seda äri, nagu paneks netti, et 2 tundi trenni, 3 tundi trenni ja need hind läheb aina üles erinevad produktid, nagu mitu tundi trenni saad teinud. Okei, raamatuks, kas sa ei ole mõelnud nagu välja loosid enda aluspesu? Ei, paar kommentaari Mikkeli podcasti all oli, et nagu, tahan raamatut, tahan boksereid. Fuck you! Selle eest pead maksma. Ja, raamatu ma veel loosin tasuta, aga see maksab sulle. Ma ei tea, kas mingi osta.ee-s või kuskil võib müüa oma enda aluspesu või mitte. Palju kantud, ma tean, et vähe kantud, vähe kulud, nagu hullud palju kantud. Nagu missioonil käidud, siin on nagu hirmusitt see. 8 missiooni, 1 bokserid. Aga need lähevad juba oksjonil kuskil. Do I hear 54? Sa näed neid erinevaid vaata higirante, kus on kui hirmul oli nagu mitmes missioon. Ukraina vapp moodustub higirantidest. Okei, see on üllatavalt solva juba, aga nagu see oleks collectible. Samas, kui kõik see tulu läheks nagu ka FPV droonide ostmiseks. Ma arvan, et see oleks okei, jah, täpselt. Ei, nad teevad päris julged asju, minu arust mingi Ukraina armee eks peadirektoriaadi sõjaväe luure ülemjuhatus. See on miks ma tean seda, see on kirjas raamatus, aga nagu nemad siis, me tegime ka koostööd nendega ja siis nende juhtkond siis mingil hetkel mingis kohas avaldas mulle paar saladust, mida nad sellel hetkel jooksutasid. Nüüd ma võin sellest juba rääkida, aasta poole möödas. Nad panid püsti Vene piirnevates oblastides Kursk ja Belgorod panid püsti siukse nagu pay-per-view naised teevad netis asju ja lihtsalt ongi suunatud nendele 2 oblastile ja kõik naised olid venekeelsed, puhtad venekeelsed, nagu rääkisid vene keelt ja ongi tavaline nagu
OnlyFans põhimõtteliselt, aga suht odavalt saad, ilusad naised teevad häid asju, vaata ja nii edasi ja näitasid Vene lippe ja edasi. Ja sõdurid on ka alati seal, nad tellivad hästi palju seksteenuseid, sõdurid on ju kõik Kurskis ja Belgorod. See on osa nagu sõja sellest osast. Ja põhjakorealased nad avastasid neti ja kõik on nagu netis. Ja mis platvormil nad ongi sellel platvormil, et kõik on Ukraina naised ja kõik see raha läheb kuradi Kurri peadirektoraadiga, see ehitab droone selle eest. Ja Vene sõdur papih kuradi Kurski oblastis ja see ehitab kuradi Baba Jagad lihtsalt. See on nagu nii ilus oli, ma ei pannud seda raamatusse kirja, see oli nagu igaks juhuks ei pannud, aga see oli, ma hakkasin naerma, kui kuulsin põhimõtteliselt seda. Pihku panemine võib nagu põhjustada surma. Väga kaudselt sulle endale. Sama drooniga sa teed, kui ta teed, vaata. Näeb, väga kuumaks läks praegu sellesse, nagu see termoseenet ja väga soov. See pole ainult see, mis plahvatama hakkab. Aga sest vanasti oli see... Geniaalne ju. Ma tean, Prantsusmaal nagu oli põhimõtteliselt bordellid olid sõja osa, nagu see, kui oli sisse nagu Saksa armee tuli, siis nagu see oli paljudes nagu vanasti oli suur probleem ju see, et saadi haigused asjad nagu bordellidest külge. Ja see oli ka niimoodi, et see oli nagu siis see, keda vallutati, see riik põhimõtteliselt nakatas oma naised ära ja siis ainult edasi ja siis läks suurelt nagu see oli nagu reaalselt osa nagu sellest sõja milline riiklik ohverdus on, okei, meid võetakse kohe üle, davai, kus seda HIV saaks või nagu no jah, tollel oli kahjuks süüfilis põhilisi ja gonorea, aga juba natuke uuem, aga jah, seda küll igal ühel on vaata nagu see Himmleri või kellel see hamba tsüaniid oli hamba tagavad, kõigil on see HIV tabletsid taga või süüfilisi tablette hammustavad katki ära ja siis lähevad saksa sõduritega. Ütle mingi prantsuse naine on mingi pärast mingid medaleid täis. Ühel pool on medalid, teisel pool jobiliselt. 5000 natsi oma tussiga. Siin on tussipataljon, aga... Oi. Ja, aga siis... Ja Soomes on White Death. Prantsusmaal on... Ma ei teagi. Pussy Death. Mul oli kindlasti... See on nagu metalbändi nimi või? See on kindlasti Pussy Riot oli Vene Pussy Death ei ole kaugel sealt. Mul oli kindlasti mingisugune, mul oli hea küsimus enne seda, kui me läksime sinna, aga see on nüüd meelest läinud. Mäletan, kui põhjakorealased esimest korda Kurski saadati ja me vaatasime need videos, analüüsisime ja enne kui need netti jõudsid, siis põhjakorealased on neil pole netti ka midagi, põhjakorealased saavad sinna Venemaa, need jumala vabad, FPV droonid töötavad enamasti VR-prillidega. Panedki pähe ja nagu sa vaatadki, kuhu sa sõidad. Aga sa saad need ühendada ka telefoniga või nagu arvutiga, et sa saad actually netti ja vennad saavad esimest korda netti, esimest korda pood pähe VR-prillid ja neil on internet. On videod, kus põhjakorealased ongi kasarmus ja prillid peas, neil ei ole seda nagu privaatsuse tunnet, nad tulevad kordi kommuuni ajast. Kordi panevad lihtsalt teki all pihka, prillid on peas, nagu ruumis, kus on kõik, ja siis venelased filmivad neid lihtsalt nagu täiesti haigena. Et süksed, see oli naljakas. Kui see pole nagu, tõenäoliselt see pole pornoajakirjagi näinud, on ju, nüüd sa lähed nagu kivi ajast mingi kuradi Space Age, vaata. Nad ei ole võib-olla naiski varem näinud, arvestades nagu sealset nagu elu ja seda, kui kiiresti pannakse. Nagu ilmselt see, et nad lähevad nagu sinna, lähevad juba Vene sõjaväe rationite peale, mis on suht pask, aga nad saavad nagu, see on nende jaoks 3-käiguline söök põhimõtteliselt. Aga kas need põhjakorealased, kas nad said nagu otsa või mis värk seal on need juurde toodud või ei ole nagu kuulnud sellest? Suur osa neist lõppes ära, et kui muidu venelaste rünnakud juba hakkasid kujunema sükesteks kindlaks 20 meest korraga, mootorrattad ja paar BMP-d, siis kui põhjakorealased toodi, siis jälle nägime neid 2022. aasta iluseid videosi, kus 150 meest jookseb üle välja. Ma olen nii ammu neid näinud ja ma igatsesin väga neid, kuradi Ukraina droonidel oli lihtsalt piduna. Oligi, näedki, kuradi termodroon on üleval, vaata film, luuredroon ja kuradi punased täpid nagu arvutimäng ja siis paneb kuradi Himarsi selle kobarmoona tunned selle järgi ära, et keskel on väike paak ümber ring. Need lähevad sinna kõik, on 150 laipa välja peal. 12 000 neid sinna saadati, 4 000 lõppes otsa, tapetigi ära, üle saadati tagasi lõpuks. Mõned võib-olla on ikka veel seal, et kasu neist nagu ei olnud, nii palju oli, et ukrainlased pidi moona raiskama. Aga jah, mingit otsast nagu efekti neil ei olnud muud, kui nad said modernse treeningu, mida nad nüüd viivad Põhja-Koreasse, mis on probleem. Aga nad oskasid ainult põhimõtteliselt üle välja joosta relvaga, that's it. Ja see on niisugune, kuidas ma ütleksin, et pluss on väikene see meediakajastus ka, et that's it.
Aga seda ma nagu imestan, et nagu üllatavalt nagu väike reaktsioon võib-olla eriti USA-lt nagu, et nagu Põhja-Korea on sinna kaasatud, mis ma arvasin, et nagu Põhja-Korea on võib-olla üks suuri vaenlasi Ameerikale ja et kui nad toovad nüüd Põhja-Korea mängu, et siis sellele nagu tugevam reaktsioon, aga tundub, et see on nagu suht niuke, et oli ja siis... Sellepärast ma enne ütlesin, et usakad, kes viitsivad seda ideoloogilist mängu mängidest, päriselt ei ole see üldse tõsi, et USA-l ei ole ideoloogilisi vaenlasi ega sõpra, aga jah, Põhja-Korea reaktsioon selle vastu ja reaktsioon praegu Vene vastu Trumpi administratsioonid on olnud absoluutselt häbiväärne. Et ma arvan, et USA on oma väärtust maailma silmis üldse kõikide riikide silmis peale Venemaa ja Hiina kaotanud tohutult, et Trump on mongol, ütleme otse välja. Ja ju see USA suursaadik Ukrainas hiljuti vist pani ameti maha, ütles, et ta nagu ei suuda enam selle nagu presidendi poliitika, et see tülgastab teda põhimõtteliselt. Aga nagu mis sa arvad, ütleme, kui Ameerika peaks nagu täiesti ütleme, et me tõmbame ennast siit konfliktist välja, me ei anna teile enam midagi, et kui võimeline siis Euroopa ja muu maailm on nagu toetama või nagu asendama? No, esiteks Euroopa oleks võimeline selle sõja lõpetama nagu paari kuuga, kui oleks poliitilist tahet. Euroopas on relvu, praegu Euroopa pinnal eksisteerivad relvad, kogu Vene armee hävitada nulli paari kuuga. Neid relvu ei taheta Ukrainasse saata, sest mõeldakse oma turvalisuse peale 1000 poliitilist põhjust. Aga kui kanna lihtsalt võimekused kokku, siis kui Euroopa oleks nagu tavai kõik või mitte midagi, siis Vene armee 2 kuu pärast ei eksisteeriks Ukrainas enam. Aga Euroopa ei saada. Saksamaal on neid rakette, Euroopal on endal nagu kümneid, kui mitte 100 000 droone, mis lihtsalt seisavad, tanke, hävitajaid, õhuvägi, mis Euroopas on Venemaast kordade ees üle, et lihtsalt neid ei taheta saata, liiga moderne või liiga kallis, mis iganes. Teiseks see, et Trump on et me oleme Ukrainale andnud need relva ja nii edasi, nagu Zelenski tuli välja jutuga, et me ostame teilt relva, me ostame 50 miljardi eest, tahaks osta õhukaitset, Trump ei olnud nõus müüma, ta ei olnud isegi kasumiga nõus müüma relva. Talle lihtsalt ei meeldi Zelenski, ideoloogiliselt talle meeldi Putin. Et see ei ole nagu midagi, et USA-l ei ole relva või nad ei saa anda või peavad Hiinaks valmistuma, neil on absoluutne võimekus, kõik, kes seda teha, see on poliitiline asi pigem. Kõik see on poliitiline. Euroopa saaks selle sõja võita 2 kuu pärast, USA saaks selle sõja võita 2 kuu pärast. Ei ole kahjuks seda poliitilist liikumist seal. Aga kui sa küsid, kas see võimekus on olemas või kui Euroopa saaks hakkama, kindlasti saaks. Pigem tuleb mõjutada neid inimesi, kes neid valikuid teevad. Et nad ei ole, ütleme, et võtame üliäärmusliku situatsiooni. Homme ütleb Inglismaa või Itaalia, et me saadame kõik oma armee võimekused Ukrainasse, sõda oleks läbi päris kiiresti. Mitte üks riik ei tee seda, vaata. Ja siin on huvitav, kui palju on seda, et kas nagu riikidel reaalselt on see, sest Venemaa on alati see tuumarelvade nagu see variga seal üleval on ju, et kas Putin on piisavalt nõus seda tegema või mitte on ju, ja mingil hetkel vaadates, kuidas ta käitub, siis see tõenäosus, et ta võib nagu lihtsalt seda nuppu vajutada mingil määral on täiesti olemas seal on ju, et seda ei tea keegi lõppude lõpuks on ju vist. Ma ei arva, et see on olemas. Putin on väga analüütiline, ta analüüsib väga mööda paljusid asju, aga ta ei ole üldse impulsiivne inimene, et see on kõige viimane asi, mis ta on. Ta on väga analüütiline, aga ta teeb vigu oma analüüsis, aga see, et ta emotsiooni pealt midagi vajutaks, seda ei ole olemas. Seda nagu siis võimalust väga ei ole, et kui seda on kindlalt kaotatud, on ju nagu täiesti armee hävinemine ja ma ei mõtle seda, et nüüd kõik pealinnad saavad nagu tuumarelvad, aga ma mõtlen just need väiksemad, kuidas ma ütlen siis, lahinguväljal kasutatavad. Seda võimalust ei ole, sest Hiina on juba selle ära keelanud ja Vene armee, ma ütleks, ma ei julge need numbrid panna, ma paneks võib-olla 50% võimekustest. Suurtükimoon tuleb 70% Põhja-Koreast, mis eksisteerib tänu Hiinale ja see riik lihtsalt nälgiks surnuks, kui oleks Hiinat. Ja Vene relvad, armee, vormi, toidud, kõik tuleb Hiinast. Et Hiina on absoluutselt ära keelanud selle igas mõttes Putinile. Ja Putin ise ka, ta saab isegi kui ta kaotab selle sõja ja pekstakse ka armee välja, ta saab oma siseriiklikult ikka kuulutada välja võidu. Et see ei ole see, et you gotta save face. Ta saab, nende propaganda on 100% kontrollis Vene sisemaal, et ta võidab selle sõja, isegi kui ta kaotab selle sõja oma rahva silmis, et ta ei saa kaotada. Ehk siis tal ei ole mitte mingit põhjust üldse vajutada seda nuppu ja seda kaarta on tegelikult natuke anda nagu Venemaale see kaart kätte, sest neil ei ole seda kaarti. Aga kui me ise selle neile anname, siis me piirame vaata ise ennast ja sellest probleem ongi. Plus nagu
Balti riike ei saa näguni tuumapommiga rünnata, sest Vene üks jõukamaid ja suuruselt teine linn on kohe siin samas, Poola on ka nii lähedal, et Valgevene oleks perses, nad saavad ainult Saksamaad ja Prantsusmaad, Inglismaad rünnata või Hispaaniat. Ja siis, Mart siis võtaks Hiina juba pool Siberit endale nende maavarade pärast, see ei ole reaalsus, absoluutselt. Hiina on ju tegelikult vaikselt võtmas üle Venemaad nagu majanduslikult, nagu nii teatud asjad, eks ole, kõik on sinna minemas, et see on niisugune sisemine nagu söömine, eks ole, on seal käimas, et see huvitav, see poliitiline maastik, mis on peale seda nüüd 50 aasta pärast, kui siin kuskilt mujalt mingit maailmasõda peale ei tule, on ju, vaadates sinu pool India, on ju, ja Pakistan, on ju, et siis see võib olla väga, väga teistsugune pilt ja väga, arvestades USA kogu seda langust praegu impeeriumi lagunemise algus, kõik algus on võib-olla juba veits varem olnud, aga nüüd hakkab see nagu see peamine faas, tundub nagu pihta hakkavat, et see selline maailma pilt ja kes on nagu need uued liidrid ja asjad on ju kõik tegelikult alles loomises. Minu arust India-Pakistanis on päris naljakas, et nende jaoks meil mingi kahvanäod siin, vaata, mingi Ukraina sõda kedagi ei koti, siis India ostab ikka tuimalt Vene relva ja kõike. Aga minu jaoks ka India-Pakistan on ma ei tea rohkem rahvaid, kes vihkaks nii kirglikult üksteist kui India ja Pakistan, nagu tõsiselt tahavad kõri lõigata. Ja nad on nagu koopiad lihtsalt, nagu India ja Pakistan, kaks venda kõrvad, üks ühele sama aktsent, samad väärtused, kõik täpselt sama ja see on nagu you are a filth race, I hate you, you're so different. Ma ei saa aru seda valge inimesena, mul on väga raske mõista, nagu nii sarnased. Aga kas ei ole piisavalt USA-s olnud, et vaadata, kuidas seal oma naabritega käitutakse, sina oled demokraat, sina oled vabariiklane, et seal on ka tegelikult see olemas, et seal on see ühte väikest asja vaja, mis nagu muudab juba vennatapjaks praktiliselt. Või sa võtad ajalooliselt, ütleme, Jaapan ja Korea umbes ja Jaapan ja Hiina või Hiina ja Taiwan, et see on jah, et on mingeid, ma ei tea, mingeid rassiste, kes mingi fantaseerivad, et rassisõda ja mingi erinevad rassid teiste vastu, aga tegelikult enamik vist konflikte maailmas on ikkagi, et põhimõtteliselt sama värvi, sama välimusega inimesed lihtsalt tapavad oma naabreid ja põhimõtteliselt teisi sama värvi inimesi. On nagu inkvisitsioon Euroopas oli, see oligi nagu protestandid või katolikud, mõlemad olid nõus tegema militaarset koostööd moslemitega enne oma rivaaliga, et tapame kõik protestandid Euroopas ära, tule Muhamed appi mulle, mis iganes, peas, et need vennad läinud oleks. See on kõik hullem. Venelased vihkab paavsti selle põhjusega, mõlemad kristlased, aga üks teeb 3 ja üks teeb 2 näpuga risti. Ja üks muud siuksed väiksed muutused. Islamis ka ju põhiliselt on erinevad islami usulahud, mis omavahel tapavad üksteist proovivad genotsiidi teha. See on ka siukene nii väikene asi on umbes, mis päeval sa palvetad. Ja see seal on teine see, aga nagu enam vähem nii väikestel asjadel see asi. Šiidid ja sunniidid ja kahjuks täpsemalt ei tea, mis see vahe on, aga kahvanäod üritamas arutada ja täpselt, kellel siis õigus on et nii ta kipub minema, et see maailma osa, aga vähemalt, aga väga hea, et sa nagu, kas sa tunned endal nagu seda vastutust ka või sa teed ikka, mis nagu sul on see põhjus nii-öelda, miks sa teed, kas sul on sisemine lihtsalt tahe, tung seda teha või sa nüüdseks tunned, et sul on nagu vastutus peal juba, et kui sina ei tee, siis keegi teine ei tee? Pigem tõden vastupidi, et kui mina ei tee, siis keegi teine lihtsalt teeb minu asemel ja mulle lihtsalt meeldib ausalt olla kaamera ees, ma olen niisugune esineja inimene, mulle meeldib, ma arvan, et mul on päris hea selles, ma väga naudin seda ja ma ei ole mingi huld sõjaard, mulle meeldib kuradi telgis magada metsas juurikad perse all, nagu see ei ole üldse minu teema, aga mulle meeldib sellest teemast rääkida, tundub, et ma saan nagu vaimselt sellega hakkama ja esiteks mulle meeldib teha seda, teiseks on mu töö, see lihtsalt toob mulle sisse nagu raha ja see tundub õige. Kui on töö, mis sulle meeldib teha, see on kõige parem osa. See on väga hea, et suht lihtsad vastused tegelikult, siin ei ole, ma ei hakka mingit ideoloogilist mängu. No mul ikka Eesti patrioot ja kõik, aga mitte nagu mingi, ei maksa nagu üle ka minna sellega, et ei lihtsalt ma mõtlen, kui sa ütlegi 8 korda vaata käinud, et siis seal on nagu see, kas seal on mingisugune nagu tõsisem või väike tööreis oli, kus sa käisid? Ukrainas käisid niisama, chillisime veits seal, et seal on see mingisugune see,
säde või see peab seal nagu taga olema kuskil, et nagu midagi kui sulle lihtsalt meeldib seda teha, siis see on piisav tegelikult, et nagu ta on, ma ei taha öelda, et veider hobi, mida monetiseerida, aga see nagu veits sinnapoole ju läheb. No okei, kui sa aitad nagu Ukraina sõdureid, siis ma väidaks, et mitte üheski teises heategevuses või positsioonis sa ei saa olla nagu nii mustvalgelt kasulik inimesele, kes nii mustvalgelt on tänulik sulle. Seda tunnet, et nagu, et sa näed nii otseselt, kui väga on seda vaja, et see on väga hea tunne. Plus kui sa viid nagu otse kohale sinna, annad inimest üles, et näed, kuhu see läheb selles mõttes otse kasu, mitte see, et sa kuhugi numbrile annetad ja see, see traadid, kes selle lõpuks selle raha endale saab ja siis tuleb välja, et tegelikult need kodutud ei ole ju sentigi saanud sellest. Organisatsioon sööb lihtsalt. Ja administratiivkuludes selleks kõik on ju, et siis sa näed nagu väga otseselt, jah, see on nagu kindlalt nagu pluss. Cool, väga lahe. Ma ei ole öelnud veel, et raamatut saab osta ka Rahvaraamat Apollo või rehistore.com /raamat. Et kodulehelt, ma hullult reklaamin igal pool ja ma oleme müünud kodulehel 9 raamatut. Täitsa hea ju tegelikult. No ma tellisin 1000 kokku, nii et mul on natuke minna veel. Aga kindlasti raamatupoodides siis saab seda kätte, on ju. Kõikidest, jah. Kõikidest tundub selles mõttes mulle disaini poolest juba see väike asi, et nagu lehekülje numbrid on külje peal, mulle meeldib. Lihtne lugeda on. Ja tõesti on nagu see, et sa fondi suurust veits suuremaks käskid panna, on ka tore. See mulle meeldib reavahed ja kõik, et nagu ma nagu proovisin enne siit leida nagu hetki ja väga kergelt on nagu asju üles leida selles mõttes küll, et ei ole see, et kus see järg nüüd on ja mis siin nagu... Ma mingid sellised kohti, kus ma kirjeldan mingid tammepuud 2 lehte või mingid kuradi Jumalamaa kiriku kellamees 600 lehte, mingid kiriku kirjeldust, seal on line action lihtsalt, pau otsa. Siis on isegi loetav. Ma kevadet ei suutnud selle pärast lugeda. See esimesed 2 lehekülge, kus ta lihtsalt klassiruumi seina kirjeldas ja ma ei nagu oska täpselt, jah. Film on olemas. Ma näen hetkega, milline see klassiruumi sein on. See puidust ta. Tapee. Ja, cool. Ja siin on siis kokku pandud sul need... kuidas ma ütlen, siis nagu ta on kronoloogilises järjekorras siis kuidagi, nagu see on ju. Ma hakkan mingi tullu time warp jump asja tegema, unenäo segamini. Läksid ja uneneed oleks väga... Kõik lendavad tükkideks, märkan üles kuskil ligistades. Sa oled nagu mingit tagasisidet ka saanud juba raamatule? Muide ei ole. Ei ole. Ma ei ole saanud. Mida ma... Tegelikult peaks nagu paljud on olnud üli hea, ma ei ole saanud tagasi. Millal see välja tuli, vaatame? 2-3 nädalat tagasi. Ja ma mõtlesin, kui vaatad 2022, samal ajal tuli välja, kui eelmine podcast ikka tagasi. Ilukirjandus kõik, vaata kõik. Ausalt ka, see on hea raamat, nagu aus ka. Steni naine on see toimetaja või cool? Steni naine? Oleksin kirja, ongi kirjas seal Steni naine? Liina Kolman, kas ta on Steni naine? Liina väga hästi toimetas minu arust, väga mõnus oli koostööd. Cool. Nii, väga hea, aga minge võtke endale raam ja minge võtke, kui ma ütlen ostke, minge võtke teine see... Mingi võtke endale poest. Neil on palju raamatut, nad ei saa aru, kui see ära võtad. Just mõtles, et raamatu lugemine ongi ju see üks võlusid ilmselt on, et sa saad kogeda mingeid asju, mida sa nagu ise ei kogeks eales ja ma arvan, et enamikel inimestel pole ju nagu selliseid kogemusi olnud, mis nagu sul on olnud, et selles suhtes ongi just super, et sa saad midagi nagu nii teistmoodi oma tavaelust nagu sealt kätte. Hästi palju, ma olen nagu saatnud tasuta seda raamatut hästi paljudele inimestele ja nemad on nagu jaganud mingid stories ja asju ongi, et ilmselt väga raske lugemine, aga hakkan seda tegema ja siuke tekst mul nagu, aga ma nägin retsilt vaeva, et see oleks nagu ülinaljakas ja kiire ja see ei ole üldse raske lugemine, see on nagu üks lihtsamaid pigem, et see teema tundub, aga tegelikult see läheb üli lihtsalt. No ma arvagi, et see teema on see, mis võib-olla natuke alguses inimesi hirmutab, aga kui ta on nagu see, kuidas sa oled siis mõelnud ja kirjutanud seda, see kindlasti on nagu veits teise nagu efektiga siis, jah. Ja. Et see on ka omamoodi oskus teha mingi selline nagu teema nagu kergesti seeditavaks, see on kõige termini vist. No, tegelikult ma olen ka suht lihtne inimene, vaata, ei viitse mingit nagu bullshiti väga ajades, paningi suht lihtsalt kirja ja siis Liina, toimetaja oli ka nagu, aga
sa pead nagu veits ja mingit mulli ümber panema, vaata, sest muidu see on lihtsalt nagu see juhtus, vaata, see ei ole äge, et siis pigem pidin just hakkama detaile juurde panema. Natukene mingit asja, et oleks nagu lihaluudel. No aga sinu ülesannega blogina mõnes mõttes teha ju asjad seeditavaks, et selles mõttes see raamat on nagu, minu jaoks kõlab nagu loogilise jätkuna, mõnes mõttes nagu sellele, et sa paned mingid asjad nagu kokku, et jah. Kui sa oled nagu nii kaua, ütleme, YouTube'i ju teinud, et sa ju tead ka ilmselt täpselt nagu, kuidas on hea nagu videot näiteks üles ehitada, on ju nii, et nagu vaataja oleks hooked, on ju, et kui palju, enam-vähem, mitme lausega ma siin ütlen selle info on ju, et siis näitan videot, siis lähen muu teema juurde, et kõik see on ju. Ja YouTube'is ongi watch time on ülioluline, aga mul videod niigi suht pikad, aga räimedalt on teemat ja asju, millest rääkida iga video, et mul on nagu suht kiire jutt ja ülipäkt on kõik, et ma olen täiega harjunudki niimoodi suure osa infot edasi andma ülipäkt formaadis ja siin raamatus on ka pigem oligi probleem see, et mul oli, seda oli nagu liiga palju, et kõik lihtsalt järjest juhtus, et pidigi natuke nagu voolavamaks tegema seda, et see on nagu loogiline, et see juhtub järjest. Mul oli nagu peaaegu et kavapunktidena alguses, aga nüüd ta on nagu voolav. Aga nüüd, kui hüpoteetiline olukord, mis oleks ja ütleme, et Ukraina sõda saab läbi, on ju, sõda lõpeb. Mis sa siis teed? Kõik kuulud küsivad, et sa läbi, mis sa saad? Ma lähen kuradi hooraks kohe, lihtsalt ma hakkan oma keha müüma. Sa saad enne neid pükse ikka müüa. Enne müün pükse, kui see raha ei toodi. Kas siis sa nagu lähed edasi, nagu ilmselt jätkad, mis sa teed, on ju, ma pakun, on ju, vaatad neid, sest kui üks asi, mida maailmas alati on sõda, on ju, et siis saabki võib-olla nagu tähelepanu panna ka muudesse konfliktitsoonidesse, aga kas sul on siis, kas siis tuleb uus raamat, nagu kokkuvõttev sõjaraamat üldse ka? 8 missiooni Pakistanis. Aga ma mõtlen, nagu siis on üldise panna kokku, et kas nagu see raamatu kirjutamise kogemus oli selline, et sa mõtled veel, et nagu tahaks äkki veel kunagi, et sa ütles, et raske sul on ju kõige raskem asi, aga kas selline, mis tundub nagu, et äkki kunagi veel mingi? Ma arvan, ma teen küll kunagi veel seda, aga see on nii paradoksaalne, sest ma ei nautinud seda kirjutamist. See on lihtsalt nagu iseenesest äge asi, mida teha, vaata, kui see valmis saab, aga see protsess ise oli küll suht rõve. Et nagu pigem ikkagi pidin suruma ennast ja nagu motiveerima ja distsiplineerima, aga ma arvan, ma teen veel. See ongi paradoks, mulle ei meeldis, aga ma teen veel. Aga jah, võib-olla kas siis see tunne, kui see valmis sai, oli piisavalt hea, et nagu uuesti, see on nagu kuidas ma ütlen, mida raskem on asi teha, seda parem on see tunne ju lõpus tegelikult, et võib-olla ühiskonnal ongi liiga lihtsalt instant gratification'it, on ju, et see kõik on kohe seal nupuvajutus ja sa saad selle dopamiin endale näkku, on ju, et need asjad, mida on raske teha, on väärt tegemist ka kindlasti. Minu arust ka mul on hästi tugevalt peas ka see kaldu, et ma hästi hindan ennast läbi oma tegude ja miks ma teen raamatut, mis ta mulle ei meeldi protsess kirjutamisel, mul on räme ataha tegelikult, aga jällegi kui see valmis sai, minu silmis ma olen nagu jällegi parem inimene, et ma olen teinud seda, mul oli siuke viltune aju, et sellepärast ma olen nõus tegema ka siukest asja. Kui sul see ära vajub, vaata siis vaata see nupp siin küljes on. Seda ma oleks õhtuti vaja kuulda rohkem võib-olla, vaata kui sa seda nagu väikest naga siit rohkem pigistad, siis läheb see kõvemaks. Ma panen kirja kõik. Ta pigem tundub, aga vaatame. Yeah. Vaatame. Nii, okei, aga mul see oli, sorry, Ardo, sa kindlasti juba suur mees tead ise, aga lihtsalt minu väike. Üks abikäsi on alati teretulnud. Parem kui üks isi. Sa saaks kähku, nad tuled inista seda nuppu. Pigista siit, siis on parem. Cool. Oled sa nagu... ma ütleksin, nüüd kõik need asjad, aga siis kas sa läheks ikka tõesti nagu, et kuhugi mujale siis, nüüd sa oled nagu missiooni, sa ütled, sa ei lähe enam võib-olla Ukrainasse, kui mingisugused... Ma hullult tahaks minna ikkagi suvel, aga pigem mitte, jah. Ma ei saaks Annabeliga nõusse, ma ei taha üksi minna. Ma mõtlen, kui mingi muu tsoon oleks, või kas siis midagi vähem nagu, et läheks ikka sinna Iraaki või kuhugi sõjaväebaasist. Pakistan ikka ei tõmba, ma näen, kuidas vennad süüa teevad tänaval, nagu ma ei tea. Ei toon nagu väga teine. See on nii kauge ka, vaat see ongi see, et võib-olla see on mõnes mõttes nagu eurooplase, eestlase jaoks ja ameeriklase jaoks ka võib-olla natuke liiga kauge, on ju, et see... Prügiliiga veits, jah. Aga näiteks mingi ongi kuhugi, kus on Ameerika sõjaväebaas ikka see sinna nagu tahaksid. Oled sa käinud kunagi, tahad sa minna? Ma ei ole käinud Ameerika sõjaväebaas, ma olen Ukraina omas, aga Ameerika omas ei ole käinud. Vist ei tahaks. Ei tahaks, sest ma ei ole tegelikult sõjaarde, see teema isegi ei ole nagu mingi hullult hinge teema mul. See on äge kõik, aga
ei ole nagu nii fanaatik, aga inimesed eeldavad, et wow, magad telgis ja oled siuke kuradi knife killer nagu filmides vaata, ilmselge, mulle meeldib väga mõnusas voodis kodus naisega kaisutada. Teate, mis on ülihea asi või? Kui sul on see, mis on see keskküte. Teate, mis ma olen suur fänn, keskküte. Keskküte. Bro knows what I'm talking about. Kuigi ma olen veits ise see, et mulle meeldiks siukene, kui mul oleks võimalus minna mingisugune, ma ei tea, Kiievist show'd tegema, ma ilmselt läheksin. Et pange mind telki, väärkohelge mind ja mulle veidralt meeldib nagu. Ja litsiks lihtsalt, sud võid kasutada. Võib-olla see ei oleks päris see. Valmis teenima. Kus mu medalid on? Väike hambaste klõks ära. Mu augud on valmis. Slav Ukrainine. Teate, kui see lõpetaks sõja, kui see, et nagu jagu üle käib ja pärast seda on rahu, ma võin selle ohverduse teha. Võtetakse kuradi 7 kõige turskemat Ukraina rindameest lihtsalt. Millegi pärast. Ja siis, kui Ukraina 70 sõdurit mind peris on ära keppinud, siis Putin vaatab, tead mis või? See sõda ei ole vaja rohkem. Inimesed on piisavalt. Nagu me lasime lasteaeg lõhku, aga kurat, see on liiga palju. See on liiga palju. Läbi on. Jaa. Mingid vennad nagu kuulavad nagu fuck, no see on ikka liiga palju see huumor praegu ikka, no way no. Ma mõtlesin, et fuck 70 mees on liiga palju ikka. Ma ei tea, Karl, siuke lits on. No oleneb, mis nagu ajaperioodi vältel, et nagu... Ei, ühe päeva jooksul. Järjest. Nagu Trump lõpetab 124 tunniga, see oligi ta plaan tegelikult. Laseb Putinile ära teha kähku taga. 70 kord. No enne käib Lavrov kõik ja ega Putin ei kohe pinda. Terve Kremli juhtkond koorekihtl läheb oma koort levitama sinna. Ja, siis no sellepärast ka, et see on, me kõik teame, Trumpile meeldib see kuldne vihm on ju, nii see on ka osa sellest. Aga vanad mehed ka ehiteks kõigil ei tõuse enam seal, osadel nagu läheb kusemisega probleeme võib-olla on ju, et ei, ka Putinil ongi rämme hunt teisikuid ju, vaata. Kõik ära, ja siis ongi Trumpil huvitav mäng, milline oli päris Putin. See väike üllatus munamäng. Nagu väga palju panna on selles lauses praegu. Et ja ma olen igatahes, ma ei tea, miks me siia jõudsime selle teemaga ja miks mul siuke saatus nüüd on, aga... Olen nagu, et päris Putini tunneb ära selle järgi, et tal on kottide peal üks täpp. Teisikutel ei ole. Kes teab, kus täpselt varsti tuleb minu raamat 2 auku Ukrainas. Ja. 8 missiooni, 2 auku. Igatahes Ardo päästamid välja siit enne kui ma teemasin, ma tahan kasutada sõna sügavamale lähen, nii et mul on vaja. Igatahes kulapood.ee saate tellida Karli erapidudele, roastimistele. Ja kui ma ütlen ainult roosti, mitte spit roostimistele, ainult roostimistele. Aga siin ka väga tähtsad detailid. Mulle meeldib, külapood on nagu, nüüd on sellest ajast saadik, ma ei tea, kui kiiresti nagu siis käest läks, aga praegu viimased episood on kõik siukene tunnikene, on siukene viisakat intervjuu stiilis rääkimist, räägime pärit ja siis käest. Siis on nagu, siis on lihtsalt läbi. Nagu vennad kuulavad 50 minut ära ja siis 55. minutil tagad alati subscribereid kaotama. Ja nad teavad. Need OG teavad, et siis on kinni panna või panevad 55. Kas sa oled see perver või mitte? Ja siis, kes esimest korda kuulavad, see ongi, et varsti võetakse süütus neilt. Nad esimesed võib-olla mingi 3 minutiga on see, et okei, paneme selle subscribe ära, et kui loosimine tuli, vaata subscribe, ja jõuavad siia nagu, see raamat ei ole seda väärt, kliks all. Ma ei tea, kas võiks pidanud tulema siia praegu, see on bad karma, vaata raamatule. Ma ei taha aasta seda raamatut. Sul oli see marker, kirjutame see 2, panen enda nime peale 2 auk. Võime lasta 2 osas selle podcasti välja, et esimene on see okei, kus on loosimine, siis teine osa on lihtsalt rõvetsemine. Millegi pärast on lõpp, nagu skipivad ja siis on see, kus teeme seda kaenlalusega seda, kõik need siuksed asjad. Seda on ka vaja, jah. Cool. Mul rohkem küsimusi vist ei ole. No, ongi okei. Jah, lähme sellega lõpupoole.
aga väga tore, et sa tulid. Ma loodan, et me saame jälle paari aasta pärast kokku, juba siis võib-olla vaatame, millest sa siis vahepeal rääkid. Räägime sinu missioonidest. Siis, kui rahu on saavutatud. Ma tulen kohale, panen selle väikse selle ringiga padja alla endale, see väikese, kus see rasedate padi on, vaata, panen selle hästi alla. No tere tulemast podcasti. Väga halva. Ei no tead, ma olen väga paljudeks asjad rahunimel, aga ja kui ma ütlesin, et ma tahaksin minna nagu show'd tegema Kiievisse, see ei ole see show. Abi me käisime naisega ju Bangkokis just 2 kuud tagasi vist. Sõbrad olid käes seal ja siis nad olid ühe päeva. Sõda palil. Aga oligi esimene õhtu kohe, sõbrad olid ees ja viisid meid kohe sinna show, ping-pong showdele oligi 4-korruseline seest avatud hoone, kus on 4 korrust erinevat litsima ju, nagu oleks kiirtoidukohad, lihtsalt minna sisse uksest ja olime seal nagu naisega koos, lihtsalt vaatasime, täiesti paljud naised, lihanumber on ees, vali välja, vaata, lihtsalt vaatasime, uuristasime ja siis lõpuks läksime nagu 4 sinna ping-pong showle ka, see ongi mingi 60-70 vanuses naised, kes kuradi tõmbavad tšilletiterasid välja ja lasevad nagu nõelasid niimoodi õhupalle katki nõeltega. Publikus on ka vist mehed samas vanuses, ma pakun suht palju. Tead, seal oli üks purjus nagu ameeriklane, kes see naine lasi nagu pingpongi palle ja siis pidi neid nagu ambrisse püüdma, ta oli nii purjus, et ta nagu mingi hakkas suuga püüdma neid. Siis mõtlen nagu nii kiiret klamüüdiat vist ei ole kuskil. Jaa, seda küll. Ta oli ka see krünks ära käinud ambas juba. Mingi vend oli otsaetega saanud selle nõelaga nagu issand jumal. Laks headshot sellist bussitardiga. Lähed koju lihtsalt üks sarvik. Aga kui see oleks päriselt nagu see sõda mitte Malis, vaid Palil on ju, siis oleks päris nagu sellest saaks kiiresti see brigaad teeks väga kiire töö, ma arvan seal. Kuigi seal ma rääkisin nende sõduritega, kes olid nagu käinud nii Iraagis, Afganistanis kui Malil. Mali oli kindlalt kõige nagu retsim. Et seal ka oli see, kui nüüd mul tuli alles hiljem meelde, aga viime korra asja jälle tõsiseks tagasi, et kui me räägime sellest, et kes nagu aru saada, kes vaenlane on või mitte, on ju, et siis Malil pidi olema see, et seal oli, kõik käisid vaata nendes purkades ka ringi ja niimoodi ja siis oligi see, pidi reaalselt ütleb, et võta ära, et sa ei saa siit mööda enne minna, et nagu seal oli see piir veel kindlasti nagu väiksem, on ju, ja kõik ütlesid, et see lõhn pidi olema nagu rets, et Malil inimesed tulid nagu, jõudsid kohale, lihtsalt oksendasid. Et nagu see, kuna seal kõik need roiskuvad loomad on ju, kõik seal on nagu, kõik on nii väljas ja meid viidi, Iraagis meid viidi siis nafta väljadele põhimõtteliselt, seal käivad nafta on lihtsalt kraavis sul on ju ja siis Daniel Weinbergs oli ka kaasas ja tema põhimõtteliselt, temal oligi see okse kohe kurgus on ju, mina vana tead, ma olen Maardu kõrval üles kasvanud, minule see oli kodune lõhn. On ju, aga minu järgmine küsimus, mis jõuame, kuidas oli see lõhn seal litsimas? Kui see ping-pongi show oli, kuidas sul oli nagu, siin on päris nagu... No lõhnaga, Kiievis me sõime Surströmmingut ja sõjablogijatega jälle raha teenimise eesmärgil ja... Me tahame ka siin podcastis seda, suvel me teeme nüüd kindlalt. Väljas, eks ole. Kui see siin teete, siis visake, pange põlema. See on õues, mul on tehnoloogia, selleks valmis, Arto veel ei tea, mis me teeme, aga... Ja nagu vennad, kes olid otse Hersonist tulnud ja ütlesid ka, et nagu see on suht üks ühele sama, mis kuradi kõdune vene laip välja lihtsalt ja siis üks vend sõis, ütles see maisib ka samamoodi. Ju siis ta oli läbi käinud selle tee, aga nagu see oli kõige rõvedam asi, mida ma elus teinud olen ja pärast seda see litsimaja oli okei, ma arvan. Nii et kui seda... Vaata, see on jälle see, et sa lähed sinna teisele poole seda hirmu. Et nüüd on kõik võimalik elus. See on nagu huvitav, et kui te tahate teada, kuidas see kogemus on siis Surströmming. Ma arvan, et see ei ole see nagu uus bränding neile. Võib-olla Surströmming, sama halb kui rindejoon. Nad võiks lihtsalt mingi kuidagi sinna Himarsi külge panna see Surströmming, et lihtsalt laseb vene kaevikutesse seda. Suure selle vaata voolikuga pritsib seda Surströmmingu vedelikku. Võiks küll, jah. Siis nad kohe taanduvad kuradi to advantageous positions kuskil taga. Hea tahtemärgin. Aga pidi lõhnama täpselt nagu kõdune vene laip ikkagi, jah. Okay. Aga see oli ikka jõhker, me olime väljas, kui ta tegi selle lahti
nagu müürlöög, nagu lauaga vastu pead, see lõhn on siuke, et sa pead nagu tagasi jooksma lihtsalt. Ja see riided põletab pärast ära. Tuli nagu kett tuli üles kohe. Ja, tuli, ma suutsin mitte oksendada, lõpuks pidime pitsi võtma nende kalatükkidega sealt, aga mingid vennad pead kohe roopi. Ja tema oli hoidnud seda muidugi kuradi 2 kuud autos 40 kraadi käes. See oli nagu hästi paistes mädanenud. Wow, see risk nagu, ma ei julgeks küll, et mul on surströömingi autos päikese käes. See oli hullult paistes, see oli nagu munaks läinud, siis tegi lahti, siis plahvatas, vaata, ja siis me jõime seda asja seal. Wow, ma eeldan, et panite pärast põlema ka selle koha, kus te õues tegite. Siin oli raketlenad, nii et see oli nagu safe place nii-öelda. See oli ainus koht, kus seda võiks lahti vist teha küll. Aga sellele videole annetati 50 000 euri. Siis me saime päris palju öövaatlusseadmed selle eest, et me sõime seda. Võib kettida küll. Imelikud viisid, kuidas raha nagu koguda Ukrainasse. See on huvitav, mille eest inimesed nagu nõus, mis see hukk on nagu. Jaa, see on väga kõva ikka. No 50 000 nagu, selleks nagu paljudel inimesed nagu elu muutev summa, vaata. No jah, aga meile, sõjas on nii kallis kõik lihtsalt, vastu sellest me saimegi me saime 20 öövaatlusseadet või vähem isegi, 17 võib-olla vähem midagi sellist, üks seade on põhimõtteliselt 4000 euri, jah, sa saad Hiinast 2 sotiga neid seadmed, aga usu mind nagu Ukraina sõduri sure sellepärast, et sa teemus seadmed tellid, vaata, et pigem ikkagi võtta korralikud ja Ameerika standarditele vastavad seadmed, 4 tonni on üks seade. Seal on see, kuidas sa jagad ka niimoodi, sest Ukraina armee põhimõtteliselt gamify's oma selle drooni sõja ka, et sul on see, et sul on erinevad siis meeskonnad või mis õige jagu või ma ei tea, mis õige täpselt see termin on, aga et põhimõtteliselt confirmed killid on teatud palju punkte ja asju ja siis vastavalt selle punktidele sa tahad siis ise tellida, sest nad ise tellivad omale nagu mis juppe nad tahavad, et see on ju ka huvitav, et sa saad selle järgi aru, et mis on hea jupid, mida nagu sõdur tahab, mitte see, et kuskil mingi valitsus otsustab või kuskil mingisugune paberilükka, et okei, tellime siis 2000 seda juppi ja küll nad hakkama saavad, või ise on, et see jupp on nii palju dollarid, eurosid, mis iganes raha, et tahame seda, see on nii palju punkte. Pull on see, et Vene sõduri tappmine confirmed kill on kõige väiksem punktisumma, mis üldse olemas on 6 punkti. Seal on need anti-airid ja asjad on vist. Ja anti-airid ja tank on, ma ei tea, palju see tank oli, aga nagu ka mitte palju, et anti-air on mingi paar 100 punkti, aga nagu see Babaja ka droon, see suur, mis mürske pillub, see maksab vist mingi 12,000 või midagi sellist, et nagu sa pead reetsilt sõdurit tapma, et seda ühte drooni osta. Vene sõduri elu on nagu allpool raha lihtsalt, see on nagu 0. Vähem miinust siis nagu läheb alla just. Ainult sõdur on miinus. Kui multikilli ei tee, siis punkte ei saa, et see on ka, aga see on ka selline huvitav ju näide, kuidas nagu, tänapäeva ühiskonnaga sellega, et sa teed selle nagu mänguks, on ju, ja see oli, kas mingi aegu tahetigi vist rohkem nagu, et geimereid põhimõtteliselt sinna ka, et nagu nad on juba harjunud põhimõtteliselt neid asju läbi tegema. Droonipilootide puhul ongi see reaktsioon peab nii rets olema. FPV drooni, nagu kui keegi on lennutanud mingi DJI-d või mida iganes, nagu see ei ole üldse samasugune, see on täiesti teine maailm. Seal on see droon on nii palju tundlikum, kiirem, et ta liigub nii paljudele riviisidele, et sa pead ikkagi su reaktsioon peab ülihea olema, su koordinatsioon peab ülihea olema ja kui sa oled gamer, sul on mingid reaktsioonid ja asjad välja kujunenud ikkagi või mingi arusaamine, kuidas nagu asjad reageerivad sul käes. See ongi see, et sest need mängu, kui sa VR-iga veel paned, see tunnetus ja asjad on nagu väga, väga teised. Et on põhjus, miks üldiselt FPV piloodid, üle 40 aasta vanuses pigem ei ole, et alati ongi 20-ndates vennad otse high schooliste plätudega kuradi rindel lihtsalt istuvad ja päev otsa laksivad lihtsalt droonidega. Ja enamus confirmed kill on nendega ja nad ei pane isegi saapad jalga terve aega. Siuksed vennad istuvad seal kaevikutus. Tea, kas Eesti mingi ajateenistuses on ka nüüd mingi drooniprogramm? On. Nüüd võetakse väga tõsiselt seda asja ikka. Loodi droonikeskus juba ja Eesti, ma loodan, et nad värbavad ka ära, aga paberil on see number, et meil oleks vaja 1000 droonipilooti nagu jao liikmeteks. Ja see on nagu nii suur number, et isegi teie peaksite mõnda teadma, kui nad päriselt värbama hakkab, nii palju nad peaks olema ikkagi. No see on see osa, kus ma oleks nagu, et okei, nüüd ma oleks võinud kaitseväkke minna nagu. Kui nagu arvestades, mis ma mängudes teen, ma võin droone teha küll. Nagu. Kui päriselt läheb sõjaks ja on neid piloote vaja, siis sind võetakse piloodiks ilma, et sa oleks isegi kaitseväes käinud või nagu, kui sul on see oskus, need on kõige rohkem üldse vaja, et kui sul on see võimekus olema, siis sind tahetakse kindlasti väga. Jätan meelde siis, et ma olen lõpuks, ma ei ole ainult selle hoppani-puppa, teeme väikse parlumpskid. Droonid on jah, sest see on see nagu tulevik sõjategevuses ongi ju tegelikult kogu see tehnoloogia areneb nii edasi, et see ongi
sa näed seda vastasseisu, mis ongi see Venemaa niisugune aegunud trench warfare'i, et noh, lihamägi on ju, saadame liha peale versus siis nagu tänapäeva nagu veits tehnoloogia. No neil on tegelikult ka peaaegu kõik droonivõimekused, mis on Ukrainal, on ka Venemaal olemas, lihtsalt Ukrainal on oskuslikumad piloodid ja neil on rohkem droone, aga Venemaal on kõik täpselt samad droonid, luuredroonid, suured PBG-d, neil on FPV-droonid, fiber optic droonid olid neil isegi enne ukrainlasi, et tihti jah, see info läheb kuidagi kaduma sinna liharünnakute taha, aga tegelikult neil on nagu, ja nad saadavad seda liha ja seda purjaati, keda neil on seal 100 000 kaupa, saadavad all minema ja tankid, aga droonipiloodid taga teevad sama tööd tegelikult. Ja no muidugi, kui sa vaatad kogu see suurem kahju, mis on ju droonid teevad igal pool ka, et need iga päev loed ju, mis droonirünnak jälle oli, et see on suur osa sellest. No need droonirünnakud, Shahed-droonid on, neid ei juhita aktiivselt, et neile pannakse koordinaadid sisse, need on pikamaa droonid, lendavad ise nagu koordinaatidele, aga rinde FPV-droonid, kes nagu enamus kaotusi põhjustavad sõdurite hulgas, need on ka nagu väga oskuslikud Vene piloodidele, et ma peaks selle tegelikult illusiooni kohe ära lõhkuma, et Vene armee nagu, jah, kui nad tuleks meile kallale, nad saadaks ka ilmselt mingi 1000 mehi üle välja, okei, need on lihtsalt tappa, aga see, kui nad need droonid õhku lasevad, siis on jälle meie meestel suht perses võtta, et jah, sest drooni mahasaamine on päris keerukas ikkagi ka ju, et ma tean, et meil siin mingeid meetodeid aretatakse välja, on ju, aga need on ka kõik siukse, see on jällegi see võidujooks, et siis tehakse droonid jälle selliseks, et saaks sellest jälle üle ja mis iganes, et nagu kogu see ongi nagu üks ületamine, teise ületamine. Aga seda ma ütleks kindlasti, et nagu Eesti, et see pole nüüd, mis me Eestis, nagu Eesti kaitsevägi on esimestest sõjapäevadest kõik need õpperid kohe nagu kasutusele võtnud ja mingi aeg jäetakse ajateenistusest minu arust 1 aasta täiesti vahele. Treenitakse kõik ohvitserid ümber. Et me teeme kogu nagu doktriini ümber, jao liikumised ümber, üldine sõjaväe doktriin, et me ei hakka maad tagasi võtma, et esimesest meetrist hakkame vaenlast takistama ja hävitama lihtsalt juba 200 kilti enne, kui nad Eestile tulevad, et suht levinud nagu arvamus, et mis meie siin, nagu mina kaitseväes käisin, me tapetakse kohe mingi öövaatlusseadmega PTR-iga ära, vaata. See ei ole tegelikult niimoodi, et Eesti kaitseväel on väga modernsed võimekused ja meil on Himars jõudis kohale, eks ole, ja K9 ja droonide asja võetakse nagu mega tõsiselt, et suht suur osa raha läheb sinna. Et kui keegi kuulab ka ja mõtleb seda, et meil ei ole, siis meil tegelikult on ja on põhjus, miks sellest võib-olla ei räägita nii palju, et kui venelased teavad, hakkavad nad kohe siis vastumeetmeid välja arendama. Meil on meil ei ole 1000 tanki on ju, aga mis sa nagu Eestis soos teed sellega või nagu selles mõttes ka on, et 3 drooniga võtad 1 tanki maha nagunii. Sest Ukraina ju ka 2014 on ju, kui see esmane invasioon oli, siis nende armee oli ju suht vist kehvas seisus on ju, aga kus nad hakkasid nagu moderniseeruma seda pärast seda ja nüüd ka 2022 on ju nagu palju võimekam. Ja 22 kuni praegu on nagu see vahe nagu 10-kordne, kui mitte 100-kordne isegi. Juba relvatootlikkus, nad 22 tootsid mingi, ma ei tea, 1 miljardi eest võib-olla vist tootsid relvu aastas, 23 vist tootsid 3 eest ja 24 nad tootsid vist 10 miljardi eest juba, et nagu peaaegu, et üle 100% kasv aastas, mis ükskõik millisel äril oleks absoluutne nagu taevalend, vaata. Aga nüüd ongi nende see probleem, et kuna kogu need tööstus on sõjatehnikale üle läinud, sellepärast see Hiina võtabki üle neid muid sektoreid ja asju ka seal, et sest see fookus venelastel ja venelastel et fookus on ümber läinud ju. Ja sealt tuleb ka kogu see jutt, et miks nagu Venemaa ei saa nagu lõpetada, on ju, sest ta ongi see war economy, eks ole, et ta peab kogu aeg seda tegema, et sellest ümberminek nüüd tagasi, kui ta veel nagu sanktsioonid ja asjad, et siis on nagu raske, nagu ei ole nii kerge nagu minna ümber, et lükkame nüüd, paneme, ma ei tea, jahu tegema, on ju, selle asja, on ju. No nad on selle raja läbi käinud pärast Afganistani sõda, ei ole juhus, et sanktsioonid ja Afganistani sõda olid samal ajal Nõukogude Liidu peale ja pärast seda Nõukogude Liit lagunes paar aastat hiljem. Et see ei ole üldse juhus, see on nagu väga pusletükid on täpselt paigas ja praegu on ka sõda ja on sanktsioonid ja kui nad pikaajaliselt kehtivad, siis me teame täpselt, mis Venemaal juhtuma hakkab. Pigem probleem on selles, kas lääne poliitikud nagu suudavad seda ajaloost meelde tuletada, et täpselt see on viis, kuidas Venemaad hävitada ja nii see on töödanud väga hästi, et kui see jätkub, siis Venemaa hävib 100%. Kui ei jätku ja Trump järsku otsustab tauniks tõmmata ja sõbraks hakata nendega, siis on teine asi. Et Eks me näeme, mis juhtub. Cool. Ma vaatan, mul tegelikult kellaaeg hakkab ka sinna jõudma, et väikselt hakkame juba 2 tunni piirile. Palju me oleme teinud seda juba? Tund 50.
2 tundi või? jah. See on, eelmine kord oli esimene, see on mulle kõige pikem podcast. Ei ole nii pikka teinud kunagi. Jah, no eelmine oli ka umbes sama pikk peaaegu vist. Ma pakun midagi sinna, ma võin kohe vaadata, mul on see siin lausa ees olemas ju. Saladus ongi see, et räägid natuke tõsiselt juttu, siis vahepeal lähed hästi rõvedaks, siis tuled jälle tagasi. Tõsiseks jälle. Tund 40 oli eelmine kord. Ongi rekord. Rekord, cool, aga jaa, nii et minge siis 8 missiooni Ukrainas, Artur Rehi raamat saadaval raamatupoodides ja mis su kodureht oli? Rehistore.com Rehistore.com, saate sealt saate, ma eeldan muid asju ka, näiteks üks, et tegelikult ei saa, seda ei saa kuskilt. Okay, cool. Seda saab ainult, seda saavad VIP-d ainult, jah. Nice. Mulle meeldib, värvid on ilusad ka. Ja siis, jälgige, kus sul on, sa teed inglise keeles ju põhiliselt, on ju kogu seda asja, no kui just kuskil ETV peal siin teine. OnlyFans, Artur Rehi, boksereid, kas jalapilte ja boksereid mõlemaid mingi päev läheb. Samas ma arvan, sa peaksid mingi bokseri selle tegema küll, väikse fundraiseri. Peale seda, ma arvan, mis ma õppin Mikeli podcasti, see ka. Noh, mul on 90% vaatajatest ongi mehed ja keskmine vanus on 60 või 50 mul. Ja 100% 90% on perverdid, sest kõik mehed on perverdid, nii et selles mõttes nagu turgu sul on. Turgu on, ja kui sõda saab läbi, mida teha, no mul on vastus olemas silma ees, 100%. See võtab kuradi meedia üles selle Tartu reisib lits pärast sõda lõppu, nagu confirmed lihtsalt, ma ei tea. Peaks nagu ütlema, ma teen nalja igaks juhuks. Alusta jalapiltide ja trussadega ja siis... Ease into it. Siis vaata, kuidas sellega läheb, et kui sa pead ka minema Ukrainasse 70 mehele auku näitama, siis anna teada, lähme koos, aga siis on see multituur. Mul on see nagu... 2 kanget. 2 lõtva on pigem meil siis, aga... aga sina oled siis Teet, mina olen Kristjan, lihtsalt, et sa teaksid. Jah, ma panen valmis ennast. Ma olen nagu, mina küll seda suu ei pane. Ma olen lihtsalt vait, vaata, ma lasen sul teha seda. Ja, aga kui sa vaitad, et see kõlab nagu sa nõustuks. See kõlab väga hullult. Aga siis sa nõustud rohkem sellega ja nagu vaitad. Cool, aga peale seda promo hetke siis lähme. Nagu raamat ei ole, siis me teeme praegu raamat nagu no connection to this conversation. Selle osa ma lõikan välja. Raamat on korralik Ukraina sõjaraamat. Ma lõikan selle kokku nii, et see näeb välja nagu üliarva. See on see raamatu promo lihtsalt. Esimene see on, ma lähen litsiks. Ja meedias ka Artur Rehi, ma lähen litsiks. Natuke clickbaiti peab tegema. Ütlesid. Ise kaevan auku mulle sinna. Ja ütle veel auguga mingid lauseid ja siis ma saan kokku lõigata selle parem. Cool, aga aitäh Artur Rehi, et sa tulid meiega täna rääkima siia. Oli lõbus ja oli silmi avav. Mina olin nagu ikka Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Aardo Asperg ja nagu külapoe müüja on ajalippu heisanud saatuse vardasse, nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mis asi see lõpp on nagu? Tead, see ei pea küsima. Varrase lipp. Nagu random word generator. Nagu ajaauk ootab saatuse lippu, et võitu tähistada, nõnda on ka tänane episood läbi. Noh, selles mõttes ma võin seda hullemaks teha, aga ma ei tee. Aitäh sellest. Ja, palun. Aga hei hopsti kõigile, tšau ja järgmine kord jälle. Hei. Aitäh ja ain vabandused.